Shots, nigga! Ei vaikin! Pop, nigga! Se on pitu run, nigga! Shots, nigga! See juba lindistada. Sa ainult situd mikrofonide peal. Ta käis minu juures kunagi ja Tallinnas korteris ja siis ta ka võttis mu selle Blue Yeti, mida me kasutame. Oli ja Tallinnas. Lükkas endale põhimõtteliselt perse ja peeretas. Aga kõige imelikum on see, et sina räägid situmisest seepärast, et sa ise situd kõige rohkem meist. Ei, tegelikult nii ei ole, aga räägime nüüd sellest mikriasjast edasi. Ma ei teadnud seda, ma ei näinud neid klippe sellest aga midagi, aga ühesõnaga tegin Tapal streami, siis kui ma veel üksinda streamisin, olin cool kid, tegin Tapal streami, võtsin mikri nagu ja siis toppisin täiesti omal suu juurde. Toppisid suu sulle endale? Ei nagu suu panin ikka vastu nagu ala praegu, või aga vaata, siin on sul see kuradi filter või iganes muff on otsas on ja panin niimoodi su Blue Yeti panin omale vastu suud ja teadmata seda, et Einar sinna peale sittus. Põhimõtteliselt sa lakkusid Einari peeru? Põhimõtteliselt, jah. See... Nagu, ma ei tahaks midagi öelda. Seal ei olnud midagi hullu. Mul ei oleks selle vastu midagi, kui mõni väga ilus tüdruk mul näkku peeretaks. Aga Einar ma jätaks vahele. Mul on tüdruk näkku peeretanud. Kas siin on küsimus, kas see oli kogemata või nagu intentional? Kas sa seda pilti, kas sa seda videot oled näinud, kus boyfriend proovib oma tüdruku peeru põlema panna Jaxiga ja siis tüdruk peeretab ja siis sitt lendab persest välja? Ei ole. Aga ma kujutan ette seda. See oli päris hea. Ja. Aga ei see kas intentional või mitte. Tema jaoks oli intentional, aga siis... Mis tähendab, et tema jaoks? Nagu... Sa ei teadnud, mis sind ees ootab. Tuli lihtsalt peeretas sulle. Miks ma varem seda kuulnud ei ole? Kuula. Nii kaua sõbrad olnud. No, aga podcasti jaoks ka midagi jätma. Igatahes kuula mind. Mulle meeldib arvata, et tema jaoks oli see intentional, on ju. Aga mina ei osanud seda oodata nagu. Ma mõtlesin, et mul on mingi tongue action, võib-olla midagi cool'i on ju. Kas sa tegid talle keelekat samal ajal? Ei. Nagu tema legit istus mulle näkku, nagu on mingi kuradi värk on ju. Ma mõtlesin, et et here comes tongue action on ju. Aga nope, mulle näkku. Ja siis ta tõus püsti ja siis tema oli nagu haha. Nagu Eminem laulab. Ma ei tea Eminemi laulu. Mul on enam-vähem samasugune lugu sellega kaasas. Aldo vend Hado, ma olen rääkinud sellest, ma lihtsalt räägin nüüd kõikidele osapooltele, võib-olla kõik ei ole kuulnud. Aldo vend Hado oli jõulud vist, siis me jõime tema juures Hadoga kahekesi koos või midagi, oli uus aasta, hakkas tulema midagi, me olime alkohoolikud, tatid, jõime. Hado pikutas diivani peal, ma istusin talle näkku ja peeretasin, samamoodi nagu sinu girlfriend tegi sulle. Ta ei olnud mu girlfriend. Kes ta oli siis? Ma ei täpsusta. Ta ema! Ema istus talle näkku ja peeretas. Rääkides emadest, siis ma kunagi rääkisin emale nagu, et fuckbuddy ja fuckbuddy ja fuckbuddy on ju, rääkisin nagu fuckbuddydest, vaata. Et kas sul on mõni fuckbuddy ja siis ema mõtles kogu aeg, et ma räägin nagu fuckbody, nagu et see mitte fuckbuddy, vaid fuckbody, et mingi keha, mingi laip, keda sa nikud, nagu mingi keha, nagu mingi body, no selles mõttes, mitte nagu see body. Sul on laip, mida sa nikud? Oota. Body selles mõttes, et nagu, et see on lihtsalt üks kest või keha, mida sa nikud ja siis see nagu hingetu, vaata. Ta läks nagu liiga tiipi ära sellega. Mina mõtlesin lihtsalt nagu body. Ta ei teadnud, mis see fuck body, kuidas seda kirjutatakse. Siis, kui sa laip ütlesid, siis oli nagu wow bro, on ja kui sa ütled hingetu keha, siis see läheb aina hullemaks. See läks aina hullemaks. Jaa. Also mul jäi jutt pooleli. Pange häälete peal telefonid, by the way. Ma istusin Hadole mul on telefon. Ja peeretasin talle näkku ja ta läks duši alla pärast seda ja pani peaaegu oksendada. Tere, ma nagu mingi virgin. Pani robi peaaegu. Oksendas. Tere tulemast Einil jututuppa, by the way.
minul on külas Chautser ehk Sten Jõgi oli onju ja kui sa mind butcherid, siis ma... Ja Nuga, tema sõber Nuga. Kõlvart on ta nimi. Jou, sina ole vait. Nuga ja siis Kevin, sa oled Kevin onju, kes on siis nende kaine autojuht ja Kevin on, tal on väga huvitavad lood kindlasti, sest ta on kiirabi autojuht ja isegi tuletõrjuja, vabatahtlik. Sellest me räägime veel. Kaitseliidus ka veel. Sellest me räägime veel. Aga Chautser on meie main külaline, ta on ilmselgelt nagu parema... Kõige suurem toas. Chautser on Twitch livestreamer ja ta lasi enda raketiga silma peast välja kunagi. Sellepärast ongi mu külaline. Kõik bulletinid panid ära. Sa lasid raketi silma peast välja, jah. Ma mõtlesin, et sellepärast me oleme sõbrad, aga noh. Mis contenti sa teed Twitchis? Ma joon üldiliselt. Algas tegelikult sellest, et ma isegi ei teadnud, et Eestis üldse streamerid. Einar ära ähi nii palju. Mul on palav. Võta mul särk sellest ära pool. Ei, see on kampsun ja ma ostsin just selle. Oma truuperit. Sa ähid nii sensuaalselt, mul hakkab kõvaks minema. Ma just ostsin selle, mul ei ole ühtegi teist pusa ja ma ostsin sükse paksu kampsuni. Ole palja ülakehaga. Tee aken rohkem lahti. Okei, räägi, ma võtan kampsuni. Okei. Kui ma jäin? Algus, kui ma hakkasin streamima, siis ma ei teadnud üldse, et Eestis keegi teine streamib. Ma olin Einari YouTube'i videosid näinud, of course, aga ma isegi teadnud, et... Türa, ma ütlesin pange häälete peale. Vend ise ütles pange häälete peale ja talle helistatakse. Türa. Võta vastu, ma tahan teada, mis kõne see oli. Ma mõtlesin, et see ei ole skaft. Ma ütlen välja. Okei, räägi edasi. Sa vaatasid Einarit? Ei, ma ei vaadanud Einarit. Ma ei teadnud üldse, et Eestis keegi streamib. Ma mingi... Sa olid näinud? Tol ajal ainukesed streamerid, keda ma teadsin, oli vist Soda Popin ja Summit äkki või? Ja neid kahte vaatasin ja Twitchis vaatasin neid ja siis ma mõtlesin, et nagu, et sõpradega, kui ma mängin arvutimänge, et nii palju pulli sitta juhtub, et nad tahaks streamida ja siis mul oli nagu pikalt see kinnisidee. Ehitasin enda arvuti valmis, mul läks aega sellega, mul videokaarti ei olnud aasta aega ja siis ma mängisin lihtsalt sisse ehitatud videokaardiga, see Intel HD. Aga... Integreeritud videokaardiga mängisid. No ja ma ei tee mitte midagi. Aga mille eest sa ehitasid omale arvuti, see oleks ka huvitav jutt. See on hea küsimus. Ma kunagi mängisin, mulle meeldivad loogilise mõtlemise pusled ja üks kõige suurematest loogilise mõtlemise pusledest on kaardimängud. Nagu näiteks võtame Yu-Gi-Oh! Sa mängisid Yu-Gi-Oh'd või? Kuula, ja ma mängisin Yu-Gi-Oh'd ka kunagi. Sa oled teine inimene siin podcast'is, kes ütleb mulle kuula. Yu-Gi-Oh!, Pokemon ja Magic the Gathering. Ma olin hästi suur Magic the Gatheringi fänn vahepeal ja ma põhimõtteliselt müüsin enda Magic the Gathering kaardid maha ja ostsin selle raha eest endale arvuti. Tegelikult. Mis on väärt 2000 eurot. Mul oli nagu igasuguseid kalleid kaarte, mida... Mul oli Yu-Gi-Oh! Ma mängisin Yu-Gi-Oh!d, aga siis me olime rivaalid. Äkki sa istusid ka seal, vaata. Siis sul oli silm alles veel. Võib-olla, sa ei tundnud mind ära silma pärast. No, siis ma ei teadnud sind veel, võib-olla selle pärast. Aga ei, selles suhtes. Ma müüsin kaardid maha, ostsin endale arvuti ja natuke aega läks aega, et videokaart võtta, siis ma sain enda esimese töökoha, ma olin veel algus üliõpilane. Sain oma esimese töökoha, võtsin kohe esimese asjana videokaardi järel maksule. Ja siis hakkasid live streamima Twitchis. Ma panin streami live'i niisama ja siis panin tina ja streamisin, mõtlesin, et ma vaatasin Forzenit ka ja siis ma mõtlesin, et tere, keegi Eestis ei tee tranks. Ja siis ma leidsin üles sind. Forzen oli kus juures sulle veel ütles, ma ei mäleta, kas oli Jarl või keegi minu moderaatoritest või vaatajatest keegi ütles sulle, et Twitchis on mingi kiilakas pederast. Mingi kiilakas pederast, kes on täiesti putsis ja shave'ib oma pead paljaks. Ma ei shave'inud. Ma olin niisama pederast. Ja siis ma tulin sinu striimi, rääkisin sinuga koos, ma olin jumala juua täis. Ma mäletan, ma vaatasin veel vahepeal mingid klippe sellest, Odshotis oli. Nüüd Odshot on kahjuks kustutatud, neid klippe ei ole alles, aga seal oli... Kuidas see juhtus? Ma mäletan, ma saatsin sind putsi päris 100 korda umbes. Miks? Niisama ma olin täis. Sellepärast, et see aeg oli seda cool teha. Ma niisama ütlesin, Einar, kuule meie botši. Kas see siis, kui ma tulin su striimi, kas... Ma tulin sinu striimi. Sa tulid minu striimi ennem? No selles suhtes, ma Skype'i teel tegime striimi. Ma panin oma kaamera kinni, tulin Skype'i kõnesse sinuga öösel mingi kell 2. Aga keegi kirjutas mulle, ütles, näe, tšeki seda venda, see vend on täiesti putsis, striimib, ta ei tea, kus ta on, ta ei tea, kes ta on
tal pole ühti silma ja siis ma olin nagu what the fuck, läksin sinna ja siis nägin sind ja ma teadsin, et sellest inimesest, kuidas sa teadsid, ma tahtsin sõnad mu suust, et see on staar. Ja ei, ma mäletan seda momenti, kui sa kirjutasid mu chati, et teeme Skype'i kõnet, siis mul on nagu, et ma ei saa mitte midagi aru, ma olen nii täis. Ja siis, kuidas sa oma juuksed peast maha shave'isid? Kusjuures mul oli mul oli nagu päris pikalt plaanis nagu juuksed ära ajada. Nagu sa praegu näed, ma olen kiilakas. Ma olen pool elu ajanud nulliga endale ise juuksed maha ja mul sellepärast juuksaparaat oli kodus olemas. Kas ma ütlesin sulle, et aja juuksed maha või? Ei. Sa siis hakkasid seda tegema? Ma lambist võtsin aparaadi ja hakkasin ajama. Sest ma olen Einar Kuusk. Mul oli nagu see, et esiteks... Mille pärast? Esiteks, ma tahtsin... Kas see oli minu pärast? Palun ütle, et see oli minu pärast. Kuula, kohe. See oli poolenisti sinu pärast. Esiteks, mul oli plaanis juuksed maha ajada, sellepärast, et mul oli sita auguni lõngast ja siis ma mõtlesin, et see on perfektne moment praegu Einari streamis. Ja siis ma mäletan seda, et ma ajasin ennast kiilakaks. Sul oli mingi 150 vaatajad ja siis mul tuli nagu mingi 150 kõik sinu vaatajad follow isid mind. Üle tunni aja järjest, samal ajal kui ma sinuga rääkisin, minu kõrvaklappides käis see hääl, et keegi follow isid. Ja instant vaatas rohkem inimesi sind kui mind. Ei, sama palju ütleme. Keda ei kotti, mida sa seal räägid, see on mingi Lemon Party nurgas. Ma panen su mikrofoni välja, ütles, me ei kuule sind enam. Saad aru või? Ta lülitaski välja. Aga kuuled või? Ei, Kautser nagu mingi... Peale seda, kui ta sinuga oli seal laivis, siis ta, ütleme umbes nädal, 2, meil oli nagu Tapa inimestega oli grupi chat ja ta kirjutas seal, et jõu, kuuled või? Mind followis täna 50 inimest. Mind followis täna 20 inimest. Ta oli nagu nii hyped oli lihtsalt sellepärast. Aga noh, mina, kes ma nagu ei olnud, vaata, või minu stream see ei olnud või mis iganes on ju. Siis mul oli nagu, oh shit, on ju, dude is gonna pop off. Okei, ja siis poppisid või? Aga nagu 150 on... Kui palju sul praegu vaatamisi on keskmiselt? No oleneb, mida sa teed. Kui sa teed drunk-streame, teie tuntud streamid on drunk-streamid. Eesti esimesed drunk-streamerid. IRL siis on 70. IRL drunk-stream 70 on keskmine. Olen poppinud oma kändit mingi 200 peale üksinda individuaalselt. Poppinud kändit, mis mõttes kaotsid süütuse live streamis? No, ei, nagu poppisin oma selle suure numbri süütuse. Mingi 200. Millal sa oma süütuse kaotsid? Ma olin 13. Ma olin 21. Litsile. What the fuck, dude? Kepsin litsi 10 sekkiga tuli. Kas su ema ostis sulle litsi või? Ma ei elanud emaga, siis ma elasin oma sõbra Ivan. Kas tal oli sust kahju ja ostis sulle litsi? Ma elasin oma sõbra Ivaniga. Lasnamäel. Ma mõtlesin, et lits ostis sulle litsi ja litsi oli kahju. Vot see oleks litception. Ei, ma olin oma sõbraga, elasin Lasnamäel. Elasime seal 500 krooni eest. Ma arvan, et krooni aeg oli. Maksin mõned 500 krooni. Ma olen kuulnud seda lugu. Täielt? Sa rääkisid mulle, aga sa ei öelnud, et sa kaotsid süütuse. Sa ütlesid, et sa tellisid litsi ja see oli üli awkward. Seda ma mäletan. See oli sellepärast awkward, et mul tuli 10 sekkiga lahti ja siis ma käisin kogu aeg nagu, 3 korda nagu nikkusin teda ja käisin iga kord pesemas ennast peale, kui mul pauk lahti, läksin pesema, tulin tagasi ja siis ta rääkis nagu vahepeal mu sõbraga. I've been violated! Nutab vannis, vaata Siis see lits nagu rääkis Ivaniga, mu sõbraga, et mis see venal viga on, mis ta mingi pesemas käib. Ivan on su sõber. Jaa, Ivani sitt, soolaja pidu. Vaat see Ivani sitt, vaata teleka peal. See on mu sõber on Ivan, me elasime tema ja ta vendadega päris pikalt koos. Aga Lasnamäel elasime 2 ja #no homo. Ja siis ma käisin 3 korda pesemas ennast, läksin tagasi, keerasin taha talle ja siis vene lits ütles niimoodi, ta oli venelane, vaata. Aktsendiga ütles niimoodi, ta rääkis Ivaniga vene keeles. Ütles, et vene keeles ütles talle, et ma ei tea, ma ei oska vene keelt, et ta kepib mind nagu koera. Nagu ma keerasin taha talle, vaata, võtsin ta skin, nagu keerasin taha 10 sekkiga tuli lahti. Ja siis läksin nagu pesema ennast. Ja siis läksin pesema ennast. Ja siis tüüp ütles, et mitte Ivan, ma ei keerad Ivanile taha, ma keerasin litsile. Mis Ivan ütles? Mis Ivan selle peale ütles, mis sa talle taha keerasid? Ma ostsin sulle litsi. Ja siis ta ütles, et ta keerab mul taha nagu koerale. Ja siis Ivan nagu šraagis on ja siis ma tulin tagasi ja siis
põhimõtteliselt jah, 500 krooni, no. Ja siis, kui see lits ära läks, siis ta tegi niimoodi. Siis läks minema. Siis ma tegin tal vastu. Siis ta vaatas mind imelikult, vaata. Siis ma nagu, et kas ma ei oleks pidanud seda tegema või, et äkki ta mõnitas mind, siis ma mõnitasin vastu. Et kuidas ma teadsin mingi litsi sala keelt või ma ei tea, mis see tähendas üldse. Kas ma võin küsida üht asja? No. Ma niikuinii küsin, mul pohhui. Kas sa valetad praegu? Ei valeta, täiesti aus, täiesti 100% aus. 21 aastat. 21 aastaselt ei süütust ilma. Mitu korda sa seksinud oled enda elus? Ma olen seksinud enda elus, võib-olla, ma ei tea. Mingi 5 korda tuleb kokku või? Ei, 10 ikka tuleb, ma arvan. 10 ikka tuleb. Sa mõtled nagu erinevad partnerid või? Ei, üleüldse kokku. Nagu 20, 30 ikka tuleb. Kui üldse. Ma ükskord pidasin nagu loetelu. Rohkem. 10 korda seda litsi. Ma tegin loetelu. Ma olen bänginud mingi üle 50 erineva naise. Ma ei valeta. Päriselt. Mul oli, kui ma noor olin, mul oli kuidas nüüd viisakalt öelda, ma olin nagu Sul oli silm alles? Ja siis ma olin nagu see, kuidas selle kohta öelda nüüd, et mul oli game, mul oli game. Sul oli mojo. Mul oli... Jaa, sul oli mojo. Mul oli mojo, jah. Sul on saus mõlemas suunurgas. Saucer. Jah, ma olen saucer. Aga jah. Sul oli game, sul oli mojo. Miks sul enam seda mojot ei ole? Mind ei tõmba. Sind ei koti enam. Mind ei koti enam. Ma olen nii palju nikkunud, et ma ei viitsi enam. Kas hakkad vaikselt meeste poole vaatama? Ei. Jõu, ta on minu poole vaadanud. Einaril läksid silmad kurvaks. Einaril oli nagu silmad lootust täis. Kas sa hakkad vaikselt meeste poole vaatama? Ma ütlesin ei, Einaril nagu... No, Eks Einaril on Ivanist on head mälestused. Ivanist on mul kindlasti head mälestused, ta oli mul väga hea sõber. Ivan oli sul litsi pimp lihtsalt. Ivan on ainuke inimene, kellega ma olen koos nikkunud naisi. Mul on ka üks selline sõber, kellega ma olen koos naist pannud. By the way, Aleksiga koos pängisime ühte tšiki. Jaa, ma tean seda juttu. Sa tead või? Aleks ongi see sõber su või? Mis sõber? See Aleks on see sõber, kellega sa koos pängid naisi. Ei, pängisin. See ei ole nagu kestev asi, et me nagu, et Aleks, mis teed, lähme pängime naisi. Meil ükskord meil oli üks pidu ja siis ma nagu ütlesin tšikile, et kuule, ma tahan pängida sind, mu sõber tahab ka. Et äkki me pängime koos, siis ta oli nagu okei. Ja oli hea või? Oli nagu hea kogemus. Jaa, mina, kes ei ole nagu sõbraga koos naisi pänginud. Sa ei ole üldse naisi pänginud? Ei, no see on... Aga kuidas see on? Sa pole kunagi kolmekat teinud või? Jaa. Ei, siit oleks lähe, mingi teed patsu, vaata. Ma Ivaniga nagu nikkusin ühte teist litsi tema restoranis. Ta restoranis. Vaatad story koos Tiiber, mis restoranis töötas Ivan, vanalinnas restoran, võid tšekkida. Nii. Ma ei julge sinna minna. Ja ta oli, ma vahepeal pesin nõusid. Siin leti peal on naisi kepitud. Ma vahepeal pesin nõusid seal. Restoranis oli niimoodi, et me kõndisime juhuslikult sealt mööda ja siis Ivan ütles, vaata, see on lits, vaata. Kõndis nagu tänaval vastu meile. Ma ütlesin, et kus sa tead? Ei, ma tean kõiki litse, vaata. Ja siis ma olin, okei, või et litsi tunneb ära, mida iganes. Ivan oli pimp. Ivan oli suht pimp vend ja ta ütles, et litsid tunneb ära ja siis ma ütlesin okei, või et ta on näinud seda, ta on näinud, et ta kogu aeg siin, see on tema area, see on tema see area, kus ta nagu otsib kliente. Ja siis ma ütlesin talle, kuule, et kuule, et Ivan ütles talle, et kuule, mul on siin sellele restoranile võtmed, et lähme nikkuma, et palju läheb, palju maksab. Einar, joo põhjani. Ja siis me läksime, võtsime selle litsi kaasa, läksime samme restorani. Ivan tegi ukse lahti, tulid võtmed taskus. See, mida te kuulsite, oli... Ja siis, Ivan on väga klassi vend, vaata, me läksime siin alla keldrisse. Väga klassi vend. Me läksime keldrisse, tegi külmkapi, ta võttis kõige kallima šampanja, võttis sealt restorani külmkapist välja, vaata, valas šampanjat meile. Seal all oli keldris, nagu lounge, vaata. Ja siis lihtsalt võtsin, vaata alati on see moment, et kes ennem nagu munni välja võtab või kes ennem midagi teeb, vaata. Sure. Ja siis mina olen alati see vend, nagu ma võtsin, aga ka nagu kõige nagu... Ma olen alati see vend, kes esimesena munni välja võtab. Ma olen ka kõige awkward...
kõige sitem plaks, mis kunagi universumis sa oled nii kaugel. Pärast teeme uuesti. Ja siis ma võtsin, aga ma olen küll esimene, kes välja võtab, aga see on alati awkward. Seepärast, et ma lihtsalt võtan täiesti lambist. Sellepärast, et sa võtsid välja ma lihtsalt lambist võtan välja selle ja siis nagu okay, nüüd Ivan või Igor on nagu, jõu, mida vittu sa tegid? Ei, nüüd hakkab pihta on ja siis... Saad oma klaasi lähemale tuua. Kuule, kui sa oled litsiga kuskil restoranis keldris ja sa võtad munni välja, siis keegi ei ole, mida sina tegid, mida sa ajad? No, mine tagasi. Mine istu maha ja räägi vähem! Ja siis võtsin munni välja ja siis, kui viisakalt öeldes, siis hakkasime hurameerima ning läks seksuaalne vahekord lahti. Seksuaalne vahekord läks lahti ja siis oligi, tahtsin lõpuks jõuda sinnani. Ja. Meil on podcast, me oleme eetris. Me oleme eetris praegu. Kell 8:30. Me töötame ka hetke. Me töötame, me oleme eetris praegu. Kas te tahate tulla kommenteerima? Okei, me üritame vaiksemalt rääkida. Kas te olete kohe siin? Mis ruumis te olete? Mis kontoriruumis? Mis kontoriruumis te olete? Okei. Oleme eetris. Võtame siis vaata ka vaiksemalt. Aga... 8:30 inimesed teevad 8:30 tööd. Äkki ta on Ivaniga koos? Ma teadsin, et see moment tuleb. 8:30 inimesed teevad tööd siin kortermajas. Kuidas me niimoodi? Ei. Keegi elab siin raudselt. Keegi elab, ta elab siin tegelikult. Kes on tema tulema ütlema? Jõu, kuule, meie teeme tööd. Kes on tema peksma minu stuudiukse? Sina oled vait. Kuuled? Ta ütles, et teie olge vait. Mis jutud? Ta kuulas ukse taga neid jutte. Aga need on tõsipärased jutud. Need on tõepärased jutud. Ta ütles, et ta kutsub... Äkki see oligi see lits, keda te bängisite seal restauradis? Fuck. Need on tõepärased jutud. See on see vend, kes nikkus mind nagu koera. Tsensureerimata jutud. Kõik inimesed ei kannata. Siin on põhimõte on selles, et ta kutsub valve. Oota, ta kutsub valve. Las kutsub. Me teeme tööd siin. Ja, me teeme tööd ju. Las valve tuleb sisse. Vaata, mis me teeme. Las tuleb podcast. Actually, me oleme tegelikult päris valjud, kui sa klapid peast ära võtad. Tegelikult oleme, jah. Me ei pea üldse nii valjud rääkima. Sellepärast, vaata, aga tegelikult asi ongi selles, et meil on klapid peas, me ei kuule. Me ei saa arugi, on ju. Aga me teeme tööd. Point oli see, et me tegime ka plaksu Ivaniga. Et mina nikkusin kurku ja siis tema nikkus nagu perse ja siis me tegime plaksu. Ja see oli üks mu elu hiilge momente. Nii, järgmine teema. Aga mitu... Muidugi jääb. Mul jäi see ka eluks ajaks meelde, kui ma esimest korda suudlesin tüdrukut. Ja see oli... 23. aastane. Need Igori või Ivani litsa, need ei suudelnud. Ma olin 6. või 7. klassis. Saaremaa ekskursioon. Ta nimi on Anneli. Ja see käis niimoodi, et kõik poisid võtsid ritta. Me olime mingis hotellitoas. Kuskil Saaremaa ekskursioonil. Kõik poisid võtsid ritta ja Anneli suudles kõiki poisse, kõiki klassi poisse. Ja siis, kui minu kord tuli, siis ma niimoodi suudlesin, vaata. Ma esimest korda suudlesin, siis ma niimoodi nagu matsutasin, vaata. Kõik, kes te ei näe. ma olen päris kindel, et ma tean, millega Anneli hetkemomendil tegeleb. Anneli töötab Lasnamäel Igori või Ivani all. Kui sa räägid, et ta kõiki poisse suudles, obviously... Anneli oligi see... Kas sa filmid ka? Ma filmin ka, jah. Okei, väga hea. Anneli on ta on väga korralik ja kõik on nagu korras nagu tema eluga. Rohkem korras kui minul, igatahes. Aga see on lihtsalt, see on väiksed lapsed, ei tea, mida nad teevad ja see jääb mul eluks ajaks meelde. Sellepärast, et tema kõrval oli sõbranna, kes kommenteeris samal ajal, kui ma suudlesin Annelit. Tema sõbranna hakkas, mingi rõõme matsutamine käib. Samal ajal, kui ma suudlesin, see jääb mul eluks ajaks meelde. Aga siis, kas see toimus nagu kõigil, kes seal reas olid või? Teised kusjuures ei suudnud keelega niimoodi, vaata. Kõik teised poisid nagu tegid sükest nagu nad ei oskanud, vaata. Aga mina nagu panid suu kohe lihtsalt. Einar oli näinud pornot, ta teadis, mida ta teeb. Einar teadis, ma pistsin keele kurku. Kus juures rääkides Saaremaast rääkides, mul oli ka klassi ekskursioon Saaremaale, mul jääb ka eluks ajaks meelde. Mul on ka Saaremaast. Mul jääb ühe teise asja pärast meelde see Saaremaa.
me tegime marshmallows, vaata tegime vahukomme lõkke kohal ja ma ei tea, mis või kuidas, aga mul tuli toidumürgitus sellest marshmallowist ja ma mäletan seda, et me läksime ööbima nagu kämpingutes kuskil ööbisime, aga kämpingutes endas sees ei olnud peldikut. Peldik oli mingi 0,5 kilomeetrit eemal ja siis mul järsku üks hetk, sa tead seda tunnet, kui sa tunned nagu ma pean nüüd kohe sitale minema. See on nagu... Ja siis ma jooksin 0,5 kilomeetrit peldikusse ja ma tõmbasin püksid maha, olin Bellaris ja siis ma ei jõudnud perset maha panna, olin nagu perse upakil ja siis nagu plahvatasin niimoodi, et nagu kuidas ma seda seletan, vaata peldikupott, vaata. Ja siis seina peal oli niimoodi sitt. Sama kujuga. Samasuguse kujuga, jah. Ja siis seal kohas, kus prill-laud, vaata, prill-laud oli sitane, siis nagu ilusti sein oli puhas nagu prill-laua tagant, vaata. Ma ei tee nalja ka, ma päriselt ka sittusin. Vanas olid? 12. Ei no sa elu eest hoidsid 12, ma umbes 12-aastaselt sittusin, Nuga kommenteerib vahepeal vahele, vaata nagu nendes räpilugudes, vaata. Eminem vajab räppkood või mingit räppi, vaata. Siis vahepeal mingi, see Lil Wayne paneb mingi niimoodi ma seda raha teeningi. Niimoodi ma raha teeningi. Sain seda marshmallows, Okei, vabandust, ma ei tea. Ma jätan see Tallinnasse, ma ei tea. Või sa võid vabalt rääkida, aga tere siis, kui sul midagi öelda ka, Mitte minu jutule vahel. See on ta klassikaline. Me teeme nalja, ära ole kurb nüüd. Tere läks kurvaks. Mul hakkas enda süda, mul oleks kurb. Ma tahan sind näha, ma tahan sind lüüa sellega. Ära karju. Ei no aga mõelge selle peale, et mida rohkem me karjume, seda rohkem üllatuskülalisi meile tulevad. Seda küll. Hästi pandud. See on content. Aga ei, palun, rääkige. Mul on, endal on ka Saaremaast, aga... Räägi. Ei, palun rääkige, mul on Saaremaast ka endal. Ei, ma lihtsalt tahtsin korrata nagu, et mul on ka Saaremaast jutt. Räägi. Ma ei ole mitte kunagi käinud. Ahah, sa pole kunagi Saaremaal käinud. Tal on Saaremaast lugu, ta pole kunagi käinud. See ongi mu lugu. Never fucking been. My god. Ja ongi kõik. Mõtle, kui ma oleks Nuga nagu külaliseks. Mõtle, kui sinu asemel Nuga külaliseks. Sellepärast ta segas vahele igale mu lausele. Ei, ma ei seganud. See oli siis see. Ja siis inimesed mõtlevad, miks ma peksan teda streamis või tooli alt ära. Oi, räägi sellest. Kuule, kant. Ühes, nii. Seda You Wanna Go? Oot. Ühes Twitchi streamis väga 2 minu lemmikut väga vägivaldset live streami. Üks oli see, kus nugasid pudeliga pähe ja teine oli see, kus sa lõid noale tooliga näkku. Lemmik selles mõttes, tooliga näkku. Mulle ei meeldinud see oli väga negatiivne, aga samas ma teadsin, et see tuleb vaatamisi. Et see on nagu business side, nagu äriliselt on see väga hea idee. Räägi mulle sellest, palun, kuidas sa tooliga viskasid nuga või ei, ühesõnaga sa räägid kallale noale laivis, Twitchis, sa said isegi bänni selle eest vist. Räägi, miks, sest see oli mute'i peal, see kõik oli mute'i peal, inimesed ei saanud aru, mis toimub. Miks sa läksid oma parimale sõbrale kallale? Mul hakkas kahju noast. Vaata teda. Kas sa ei läheks talle kallale? Ei, ma julgeks, ta lükkaks, ta muljuks ära mind. Kindel, et see Keviniga segamine jääb. Mõlemad muljuksid mind ära. Anyway, tegelikult seal on väga praktiline pool sellele asjale. Esiteks, üks asi, mis me oleme Noaga alati rääkinud, et mis toimub streamis on stream. Esiteks, lihtsalt ongi üks asi on see, et nagu me, sa ei ole nagu, kuidas ma nüüd kõige viisakamalt ütlen, ma olen mina streamis, aga ma ei ole päris mina. See on nagu see Snickers reklaam. Sa oled sina karakter. Ma olen mina mingil määral exaggerated, vaata, mingil määral. Mingid aspektid on exaggerated. Mingisugune, nagu me otseselt ei ole mingid näitlejad, vaata. Me ei ole Ameerika suve täinud. Aga kuradi... Aga sa exaggerated. Aga natukene ikkagi nagu mingid emotsioone, exaggerated ja nii edasi. Ja me oleme rääkinud oma vahel ka, et see, mis streamis juhtub, see on stream lõpeb ära ja siis me unustame ära. Tol hetkel, kui ma tooli alt ära tõmbasin, siis selles suhtes ma lihtsalt olin nii pissed off tema peale, see ei olnud acting. See oli, ma panin kaamera kinni üle üldse, et ei oleks midagi näha. Ja siis me... Kaamera käis, see oli nähagi. Oota, kuula. Me läksime vaidlema. 3. korda öeldi mulle kuula. Räägi edasi.
me läksime vaid, sulle ei meeldi, kui ma sulle ütlen kuula? Ei, see on väga hea, et sa ütled tegelikult, aga lihtsalt mul endal on halb, sest see tähendab, et ma olen väga halb kuulaja, aga kui sa ütled seda, siis see aitab mind. Ei, it's okay, sa võid mulle ka öelda. Nagu lihtsalt ära vahele sega nagu mina. Mulle meeldib domineerida vestluseid, kui see ära saan, see on niisugune minu probleem. Kas sulle meeldib üldse domineerida? Ma tahaks, et mõni naine domineeriks mind. Vanem või noorem? Noorem. Ma arvan, et praegu enam pole vahet. Legaalselt noor. 14. See ei ole legaalne. On, Eestis on legaalne. 16. Minu jaoks sobib 16. Eestis on legaalne. Olgem ausad, Voltsiku õde. Kevin oli nagu... Kevini õde. Voltsiku õde. Ta proovis mul oma õde maha müüa vahel. Tegelikult, müü mulle. Jõu, aga ei. Ei, oota, mul jutt, ma räägin edasi. Ma panin kaamera kinni, kõik mute peale, kõik nii edasi. Siis me vaidlesime, karjusime, möllisime omavahel. Ma peksin käega vastu lauda, vaata. Ja siis, kui ma lõin vastu lauda, ma kogemata vaidsin mingi hotkey'd, mis pani kaamera tööle. Ja ma ei teadnud, et kaamera töötab. Kogemata läks käima. Nii et see ongi see, mis toimub nagu kaadri taga. See oli legit, see oli behind the scenes. See oli behind the scenes. Päris elu. Ja ma olin ülikettas. Tegelikult ma mäletan, miks ma sinu peale kettas olin. Miks sa olid? Sellepärast, et kogu aeg, kui me striimi teeme sinuga ja siis sul on nagu, et lõpetame ära, ärme tee striimi. Sa oled nagu see negatiivsus ise. Ma olen väga tihti sinu negatiivsus. Sa oled nagu, et lõpetame ära ja nii edasi. Ma tahan koju minna ja nii edasi. Siis mul viskaski üle, siis ma sõimasin sulle näo täis, ütlesin, türa sa kogu aeg situd mu tuju peale. Teeme striimi, ei lähe koju, ei ole midagi. Mida sa vingud, mida sa türa vastu hakkad? Selle pärast läksid nii närvi. Oota. Aga ta möllises minuga, ta oli ise juua täis, hakkas räigelt möllisema minuga. Ja siis kõik escalate'is, vaata. Siis ma tõusin püsti, ma ütlesin, türa ma lükkan su pikali verdes. Ja siis ta ütles, ja muidugi. Don't never dare me. Ma tõusin püsti ja lükkasin ta pikali. Ja pärast seda me leppisime kohe ära. Ma ütlesin, sorry. Mis sinu versioon sellest? Aga minu arust see oli siis, kui kas sa ei läinud mitte oma kuhugi kellegi tädi, mis iganes. Ütleme, sugulase sünnipäeval läksid, käisid seal ja siis meie Aldoga striimime, kuni sina jõuad kohale. Siis me striimisime, ma mäletan, ma olin mingi pika tööpäeva teinud ka enne seda, ma olin jumala väsinud. Ja siis sa jõuad tagasi, juua täis. Me tankisime sind muidugi striimis. Nagu norisime ja värki ja sa helistasid vahepeal, et et striimite ikka mis iganes, ärge ära minge, jõudsid kohale, olid juua täis ja siis ma olin nagu, et okei, et sa jõudsid kohale, ma olen minema, sest ma olen sitaks väsinud ja siis oli nagu, hakkasid möllisema värki ja ma mäletan sest ta arvestas sinuga? I guess, aga ma mäletan nii hästi seda. See psühholoogi kabinet. Ma mäletan nii hästi seda, kui Aldo kuredi Sten nagu tõus püsti, mina olin püsti ja olin välisuksi juures, vaata, sa oled meil käinud, tead, kus on toas on. Muidugi ta mäletab, sellepärast, et ta põletas mu hiire Mati sisse augu suitsukoniga. Mina? Ja minu klaviatuuri lõhkusel. Minu klaviatuur, mille ma sulle andsin, lõhkus ära. Oot, mina? Sina. Kuidas mina kõrvetsin? Ma ei tea, kuidas, aga sa olid täis. Mina? Ma mäletan, sul suitsukoni otsast lendas tuhka täpselt ja siis ma ostsin endale uue hiire Mati. Sa ei lausunud sõnagi. Ma ei olegi. Sa oled meile mingi 200 euri võlgu. Inimkvaliteeti. Aga ma ei olegi rääkinud, mul ei olegi midagi selle vastu, aga by the way, 150 eurise klaviatuuri lõhkusid kogemata ära. Kuidas? Ma ei tea, mida sa tegid, sa ajasid alkoholi peale. Kui täiesti esmakordne uudis, see on esimest korda kuulnud. Ja Einar ei teagi. Me ei ole rääkinudki sellest. Ma ei teagi neid asju. Ma niisama praegu podcasti Panteri mõttes räägin sulle. Sa hoidsid meelega selleks ajaks? Ei, ma ei teadnud, et sa podcasti. Ei, ma lihtsalt troppisin bombshelli. It's okay, we don't care, I don't care. Igatahes, ma seisan välisukse juures, kaudselt tõusis arvuti tagant püsti, pani kaamera kinni ja ma mäletan nii hästi, Aldo ütles, et türa, nüüd saab Sants lõuga, nüüd nad lähevad kaklema, legit lähevad kaklema kõik. Nüüd on nagu, minu 2 parimat sõpra lähevad nüüd kaklema. Esimest korda? Me ennem ei ole nagu niimoodi kakelnud. Täiskasvanuna? Lapsena kaklite? Lapsena, me kunagi olime sõbrad, vabandust, ära pane vaiksemaks, ma kogemata karjusin.
tüüp jälgib, kuidas ma neid ma lihtsalt teen esimest korda podcast'i ja ma üritan aru saada, kuidas see üldse kõik käib. Me kunagi olime lapsepõlves, mingi 7-aastased, me olime parimad sest sõbrad. meie vanemad on sõbrad esiteks. Minu isa ja tema isa on mingi väga head sõbrad. Anyway, me olime väga head sõbrad tatidena ja siis Sants ütles, mu ema on lits või midagi. ei, ma ei öelnud seda. Vaata, kunagi oli see, et sa võtsid need lokitangid onju ja siis võtsid kummikunda, võtsid selle näpu onju ja vaata, sa said sellise ala nagu ragulka või said sealt, paned marja sinna sisse ja lased onju. Ja siis ma ütlesin, et Steni isa vist, ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et asi oli kondoom ja jobistatud kondoom ja ema lokirull. Ma mäletan, ma ütlesin ala umbes 300 sõna ja siis ma sain kannaga näkku. Ma andsin talle kannaga näkku ja siis tal ninnast jooksis moosi koju. Ja saad aru, mul oli musta ja valge triibuline nagu vaata kuradi mere peal inimestel on vaata need särgid. Seal on musta ja selline valge ja sinine. Või no ütleme sinine ja valge ja selline triibuline särk ja põhimõtteliselt õue läksin, ema mäletas, et läksin valge ja sinise särgiga onja. Koju tulin, oli sinine ja punane. Ja pärast seda me ei suhelnud ja siis... Jaa, mingi kõva 10 aastat vist või? 10 aastat ei suhelnud peale seda? Ma eeldan, et me olime mingi 9, no mina oleks olnud siis 9 ja 19 saime uuesti nagu selles suhtes, vaata, asi on selles, vaata, et inimesed, sul on ka kindlasti olnud mingid sõpru, kellega sa üldse ei suhtle. No vaata, inimesed kasvavad lahku ja siis me kogemata leidsime üksteist, et me oleme samasugused autistid. Läbi sõbranna. Ja läbi ühe sõbranna. Keili Viks. jah. Kuidas see juhtus? Keiliga kuidagi ma hakkasin suhtlema, ma ei tea miks või kuidas. Ja siis Keili suhtles Santsiga ja siis läksime Võsule, mul oli ilus lahtise katusega auto, läksime Võsule ja siis nägin Santsi ja mul oli see Mersu Jeep, oli lahtise katusega Mersu Jeep ja siis me läksime Võsule. Sants oli jumala juua täis, pillas mingi oma võtmed kuskile või ma ei tea, mis asja ta pillas. Ma pillasin tule pillasin, jah. Jumala juua täis. Käis juuades peaga ujumas niimoodi, et telefoni oli taskus, telefoni uputus ära. Ei, see oli teine kord tuud. Ei olnud. Oli teine kord tuud. Ma mäletan veel, sa ütlesid, et sul ei ole telefoni. Rääkides inimesed, sõpradest, keda sa ei ole ammu näinud, Indrek ja Oliver Eenmaa, ma ei tea, kas need kaksikud, vaata. Kaksikud sõbrad, purjetamine. Sa käisid purjetama. Indrekul oli sünnipäev. Neil on täna 30. juubel. Ja vaata, nendega oli sama asi mul, et ma ei suhtlenud nendega. Kas see Nuga ei olnud siis purjekal või? Ei, me olime... Kas see oli siis, kui Isto ka oli või? Ja siis mind ei olnud. Okei. Nendel on 30. juubel ja meie ei suhtlenud, me nägime viimati 11, kui me olime ka mingi 12, 10, 11, midagi sükest on ja siis me ei suhtlenud mingi 10 aastat, me nägime 20-des 11 uuesti korraks. Pole ammu rääkinud, vaata, pole ammu näinud. Ja nüüd me oleme kogu aeg nagu ninapidi koos. Nemad on üks nendest, kes investeerisid siia podcasti. Me kogu aeg teeme koostööd. Me teeme koostööd kogu aeg. Me oleme nagu kokku kasvanud jälle. Sest kunagi meil on sellised pildid, kus me oleme minu maal. Ma olen mingi 4-aastane. Istun niimoodi, närin küüsi. Siis närisin ka küüsi, kui ma olen 4-aastane. Mis sul viga on? Ma ei tea. Rauapuudus. Ma sündisin, võib-olla jah. Peaks rauda hakkama sööma. On küüntenärimisega see, et sa on rauapuudus? Mina ei tea. Ei ole. Sa närid ka küüsi, Kevin või? Minu arust on rauapuudus. Või ei, kaltsium. Sa küsid, ta on arst, nagu arsti, kõige rohkem arst meist või? Ei, no tema peaks teadma kui keegi. Jah, et mul on sellised pildid, kus me oleme koos kõik ninapidi on ja Indrek, Oliver, Andres, mina ja nüüd me oleme jälle koos nagu sarnane teema, vaata, et kunagi olime. See on nice. Jah, see on mingi saatus, vaata. Vaata, et Indrek või keegi sind ka tankima ei hakka kogu aeg nagu kaudselt mind tangib. Vahepeal meil on riiud, aga see on alati jälle lepime ära. Asi on selles, mul viskab vahest jumala üle. Sa pead aru saama sellest, et tankimine versus riid. Üks asi on tankimine, sa lihtsalt paned puid alla oma sõpradele, see on tavaline. See on tavaline, sa pead aru saama, et see on tavaline, sa pead nagu ära harjuma selle, et see on tavaline. See on nagu täiesti võõrale või nagu ütleme, et lähituttavale sa ei hakka puid alla panema, vaata. Imelik oleks, kui sõbraga tanki pann või sõber hullu tanki panevad. Hakkab imelik isegi või lõpuks ju. Kas sa oled pede? Miks sa mind maha ei tee? Kas sa tahad keppida mind? Kuidas sa mulle silma peast välja lädid? Oota, nüüd teema muutus või? Jaa, teema muutus. Kuidas sa mulle silma peast välja lädid? Einar mõtles, et meil hakkab aega otsa saama, et ruttu on vaja teemat vahetada. Ei hakka, meil on sitaks aega.
tal on memory kaardid on kaameras väiksed. Ma üritan vaata olla võimalikult professionaalne podcast ja samal ajal kui on chill aga aga sa segad jutule vahele. Mis juttu sina rääkida tahtsid? Ma tahtsin rääkida seda, et nii? Mis ma enam sellest räägin? No räägi siis juba. Sittagi rääkida, selle pärast. Mida vittu niimoodi öeldakse? Jah, sest sul ei olnud mitte midagi rääkida. Kuidas sul silma peast välja läsid? No palun. Okei, räägi. Ma tahan kuulda seda. Anname võimalus. Ma tahan kuulda seda. Ei, ma olen käin kusel. Ma tahan kuulda seda. Me ei räägi edasi enne, kuidas räägid. Kokkuvõtlikult räägi. Ei. Ta sai ise ka aru, et tal ei ole midagi tarka öelda. Mul oli, aga ma unustasin mõtte ära ja ma ei hakka seda enam üles tooma. Kevin löö teda minu eest. Ja ei, ma annan Kevinile kõik selle konstrui ja lähen ise kusele. Aga kuidas teile see Lemon Party diivan meeldib praegu? See oli sama nagu Saaremaaga, et ma pole kunagi Saaremaal käinud. Pikalt segas vahele ja ma pole kunagi Saaremaal käinud. Räägi sina kuidas sa mulle raketiga silma peast välja lasid ja siis Kevin räägib oma päästeteenistuse kogemustest. See oli 2008 aasta vist või? 2008. Sul on Twitchis seal all on kirjas, ma ei mäleta. 10 aastat on möödas juba sellest. Peaaegu. Jah. Emale mõjub uus aasta nagu väga, kuidas siis öelda, nagu mitte hästi. Miks? Tal on ikka veel meeles, näeb ilutulestikku ja nii edasi, siis tal tuleb pisar silma. Ta oli ka koha peal või? Ja, mu ema isa oli koha peal. Neil on siis nagu see post-traumatic stress või? Mingil määral võib-olla. Mu isa on nagu okei rohkem sellega, võib-olla ema on nagu hästi nõrga hingeline äkki, ütleme niimoodi viisakalt või. Emale uus aasta ei meeldi. Ma alguses eirasin ka seda uut aastat, mingi paar aastat või nagu proovisin. Peale seda? Peale seda õnnetust, jah. Või nagu mitte otseselt ei eiranud, vaid kõik läksid uus aasta, siis mul oli nagu umbes nagu pohhu. No sa ei olnud väga psyched nagu. Laseks teisi silmaga peast välja. Eks ole. Aga põhimõtteliselt see juhtus niimoodi tegelikult, et me jõime sõpradega algus niisama ja siis mu kodus ema-isa pidid raketti laskma ja siis me mõtlesime, et lähme uueks aastaks minu juurde, et laseme raketti. Läksin minu juurde, jõime seal ja siis tuli see hetk, et kell on nüüd 12, tuleb raketti lasta, onju. Ja ma läksin, siis see ilutulestiku pakett oli seal maas, isa pani esimese põlema, siis ütles, et kas ma tahan teist panna põlema. Ma olin nagu, et okei, ma olen panen teise põlema või mis iganes. Ma ei ole päris detailides nüüd 100% kindel, ma ei mäleta seda nii täpselt. Aga ma läksin panema ise põlema seda, seal oli süütenöör onju ja Jacks onju. Ma mäletan seda, ma tõmbasin ühe korra, Jacks kustus ära, tuul oli hästi kõva. Tõmbasin teist korda, vaata süütenöör läheb põlema, siis ta hakkab sädelema onju. Polnud mitte midagi. Ja siis tõmbasin kolmandat korda järsku, käis litakas pikki nägu. Et seda nagu sädelemist ei tulnud? Sädelemist ei tulnud mitte midagi. Põhimõtteliselt mina enda arust ei pannud põlema isegi seda paketti, mis seal maas oli. Järsku lihtsalt käis litakas ära. Tänu jumalale oli mul vasak käsi oli ees. Nüüd ma niimoodi tuult kaitsesin. Seepärast see rakett algus lendas pikki mu kätt ja sealt edasi näkku ja siis üks mu naaber rääkis mulle vähemalt, et ta nägi kõrval, et see asi susises mul näos nagu siin kohas ja siis käis litakas siin näos ära. Aga kui me nüüd mõtleme natukene, kui mul ei oleks kätte ees olnud, siis võib-olla ma oleks surnud. Kui oleks läinud sentimeeter siia poole silma auku lennanud, ma oleks surnud. See on nagu... See oli lihtsalt nagu mingisugune nagu... See ei olnud nagu otsene see plahvatus. See oli nagu... Kas sa ütleksid, et see oli blind luck? See oli half blind luck. Half blind luck. Aga litakas käis ära ja pärast seda ma mäletan seda, ma ei näinud mitte midagi. Aga ma mäletan seda, et räigelt valus oli ja ma roomasin minema ja ma mäletan seda, ma lihtsalt nagu... Saad sa aru, niisugune... Võt seda häält ma mäletan nagu niimoodi. Ja roomasin ära ja siis nägid vist teised mingi hetk, moment hiljem. Tuli mu isa, tõstis mind püsti. Ma ei näinud midagi, ma ei saanud kuskile minna. Isa oli paanikas, viis mind kraanikausi juurde, mis oli õues vist oli kraanikaus. Et ütles, et
pese silmi ja puhasta nägu. Siis ma üritasin, tegin sellest ei olnud abi, kiirabi juba tuli, kiirabi ootasime 15 minutit, Poltsik sõida kiiremini värdis. Kus sa olid? Ei olnud siis töö. Kus sa olid? Ootasimegi 5 minsa, ootasime kiirabi või midagi taolist. Siis kiirabi auto tuli koju, läksin autosse, kiirabi autosse viidi mind Tallinnasse sõideti mingi 80 kilomeetrit tunnis. Lörts oli maas ja nii edasi. Ma mäletan, isa tuli minuga kaasa, ema jäi koju. Ma ei tea, mis värk tal oli, kuidas tal oli. Ja siis mu isa mölisis kiirabiga, ma mäletan seda. Mida ta ütles? Türa kuradi munnid. Et tehki kiiremini või? Kuradi, mis türa sõita ei oska autoga või? Mis türa esimest korda sõida autoga või? Ma ta ei köhinud. Tõmba nahku sealt, türa, ma istun ise rooli, putsi, ma sõidan ise, tule eest ära, sa sõidad nagu mingi emane. Niimoodi ütleski või? Meil oli siis raigelt nendega, türa, nad sõitis 80-ga ja siis ta tõstis kiiruse 105 peale. Okei, no hea see. Mu isa ütles, et türa, ma oleks mingi 160-ga sõinud Tallinnasse, türa tee oli enam-vähem okei isegi. Anyway, jõudsin kiirabisse. Aga sa arvad, et see nagu, kui kiiresti nad sinna jõudsid, kas see nagu määras midagi? Ei, see ei määranud mitte midagi. Okay. No lihtsalt laste vanemate see instinkt. Ja. Nii, läksid haiglasse. Jõudsid. Ma enda arust nagu mäletan seda, et mul silmamuna oli vedelikust tühjaks jooksnud sellel hetkel. Silm oli kuiv? Ei. Ma katsusin niimoodi ja siin oli lohk. Lohk oli? Et nagu ei olekski silma? Jep. Siis silm oli kokku tõmmunud nagu? Ma ei tea, mis seal täpselt toimus. Ma olin pime. Ma näin seda asja. Läksin jõudsime siis ITK-sse, Ida-Tallinna Keskhaigla. Väga hea haigla, soovitan. Ülle Sadu, parim silmaarst ever. Shout out, Ülle Sadu. Ta nimi Sadu. Ma alguses kuulsin, et see on Sado. Siis ma nagu, minu jaoks oli Sado Maso. See oli minu jaoks naljakas. Aga igastades mind võttis mingi meesarst vastu. Siis ma ütlesin, et mul on rääga kuusada, kuna ma olin täis ja olin joonud. Ja siis nagu ma olin minu arust seal vastuvõturuumis, vaata, ja seal on mingi ala 20 inimest. Peale minu suvalised inimesed pluss arstid. Ja siis lambist, mul tõmmati püksid maha. Lambist. Keegi võttis mu noksi pihku, võttis selle fucking, mis see pudel on, lükkas noksi sinna pudelisse, ütles pissi. Siis mul oli nagu, et kuuled, vaata, hästi palju inimesi on, siis mul nagu, et ma ei saa pissida. Sa ei suutnud kusta? Liiga palju inimesi on. Ja siis see meesarst silitas mu peenist, ütles, et kõik on okei. Ei ole. Sa ajad sitta. Oli, ma ei aja sitta, ausalt. Meesarst silitas mu peenist, ütles, kõik on okei, pissi. Ei ole, sa ajad sitta. Ma ei aja sitta. Käsi südamel. Enda järgmise seksi nimel ütlen, et ma ei aja sitta praegu. Kas see on okei? See oli natuke imelik. Kas keegi koputas praegu jälle seinale? Okei. Kas sa arvad, et see oli okei või see oli natukene gei? See oli natuke gei. Aga ma mäletan seda momenti nii hästi, seepärast ma ei mõtle välja seda, siis mul oli nagu endal oli nagu natuke naljakas. Ja ma olen päris kindel, et see meesarst võttis mu peenist kinni, lükkas selle sinna tuubi ja siis silitas mu peenist, et see pissi. Aga kas nii oli parem pissida ka siis või? Võib-olla oli abi natukene. Ma ei tea, seepärast ma mäletan, ma kusesin kindlalt. Said siis kustud? Ja. Väga hea. Ja siis mind viidi, no ütleme, et kell oli mingi 1:30 öösel või midagi, et mind viidi palatisse ja siis mul oli hästi valus ja paha, nagu ikka võid kujutada ette, terve nägu oli põlenud. Terve nägu, nagu sa näed, mu silm, vaata, siin silma ümber on püssirohi, on ju. Mul terve nägu oli niimoodi püssirohtu täis alguses. Terve nägu oli süsimust ära põlenud. Ja pime olin mõlemast silmast. Mind viidi palatisse ja siis mind ei saada opile viia, seepärast ma olin juua täis. Ja siis ma pidin kella 7 hommikul piinlesin. 5,5 tundi järjest, whatever. 7 hommikul piinlesin. Juua ei tohtinud tilkagi. Pohmelliga. Oota, vett ei tohtinud juua? Ei, sul ei tohi maos midagi olla enne... Opile lähed, siis ei tohi olla, kui nad teevad selle anesteesia. Anesteesia, jah. Isegi vett? Ei, mitte midagi ei tohi olla. Ja siis ma mäletan seda, lihtsalt mul oli pohmell ja siis mulle andi märk kalts lihtsalt suhu, et suud saad märjutada natukene ja siis vett alla ei tohi neelata, mitte midagi ei tohi teha. Sa juba tegelikult vett ikka võiks. Igastahes, no jah, sa võid ära lämbada anesteesia ajal, kui sul on midagi maos. Tegelikult. Kui intubeerima hakatakse, pannakse toru, pannakse kurku, siis hakkad oksendama ja siis... Okei.
ja igastahes kell 7 hommikul ma läksin opile ja siis ma ei mäleta mitte midagi. Ma ei mäleta põhimõtteliselt mitte midagi. Iga päev oli operatsioon vähemalt 1 kuni 3 korda. Iga päev operatsioonid. Tehti silmaga operatsiooni niimoodi, et võeti neid püssirohutükke, mis näo sisse oli põlednud, võeti ükshaaval mul näost välja. See asi siin, see on parandatud, see oli 50 korda hullem. See on püssirohu jäätmed, mis siin on. Mul oli süsimust, nad võtsid ükshaaval, võtsid neid püssirohutükke välja. Silmaoperatsiooni tehti, ma olin 2 nädalat järjest iga päev operatsioonisaalis 1 kuni 3 korda ja ma nagu ei mäleta väga palju mitte midagi esimesest 2 nädalast, seepärast ma olin kogu aeg narkoosi all või toibusin narkoosist, siis kui toibusin ära, anti natuke süüa, siis nagu nüüd kell on 3, jälle on operatsiooni aeg, läksid sinna. Nii, kell on 10, lähme uuesti operatsioonisaali. Kogu aeg lihtsalt narkoosi all. Siis mul oligi lihtsalt, ma mäletan, mul oli, siin oli kateeter, siin oli kateeter, siin oli kateeter, siin oli kateeter. Mul oli terve käsi, kõik kohad, kõik oli kateetrit täis lihtsalt. Ma ei tea, miks nii palju neid oli. Pikalt. Voltsik võib-olla teab äkki, ma ei tea. Nad teevad vist erinevaid ravimid, teevad erinevasse kanüüli. No, igastahes mul oli... Tule kõik käed olid täis neid. Ja osad veel mõõdavad seal arteriaalset vererõhku ja seal on erinevad neid kuradi süsteeme. Pikalt see niimoodi kestis? 2 nädalat oli need operatsioonid ja kõige hullem asi oli see, et mul silm, nagu sa näed, enam ei ole lohkus, on ju. Mulle pakuti välja, et kas sa tahad endale võlts silma, mis näeb välja nagu teine silm, aga tegelikult selle silmaga ma midagi näen. Mul on võimalus siin nägemine tagasi saada. Mul oleks juba ammu olnud võimalus, kui ma võtaksin ema ja isa silmast, võtaksin ema rakud ära, on ju. Aga ma ei taha võtta sellepärast, et ma ei taha kahjustada nende silma. Võib nägemine halvemaks muutuda tänu sellele, on ju. Teine võimalus on oodata, et biorakud jõuavad niisugusele tasemele, et saab mulle silma panna neid biorakke. Ja siis ma saan nägemise tagasi enda selles silmas. Ma tegin nagu Joe Roganit kaatab keegi või? Vaata, Joe Rogan teeb kogu nüüd. Silma lähevad punni, vaata, kui mingi... ma vaatasin praegu, mõtlesin, et reaalselt nagu Eesti meditsiin on ka nii kaugele jõudnud, et sa saad mingid biorakud... Eesti meditsiin on nii kaugele, sa kujuta ette. Mul oli terve nägu põlenud. Kas sa näed, kas mul näos on mõni arm? Kas sa näed, et nagu mul oleks nägu põlenud või? Ma võin öelda kohe ära, ei ole. Sellepärast, et mulle määriti ühte geeli näkku, mis ongi nagu pärast põletamist, kui sa oled põlenud, siis pannakse seda geeli ja siis sulle ei jää arme. See on eestlase poolt välja mõeldud keel. Tegelikult? Eestlased leiutasid selle. Muidu mul oleks nagu fucking Scarface'il praegu. Tegelikult? Ja anyway, ma tahtsin veel ühte asja öelda. Kõige hullem asi, mida sa elu sees võid kogeda minu arust. Ma ei tea, kindlasti on hullemaid asju. See on up there. Silmarõhu muutus. Voltsik ei oska sellest kaasa rääkida. Silmarõhk, ühesõnaga, mis on probleem on see, et kui mul silm taastati, pandi sinna seda vedelikku ja asju, siis sa ei tea, kui palju see õige kogus on. Kas sa paned palju või vähe ja tänu sellele, et see silmarõhk muutus, sul on süda paha, ehk siis sa oksendad non-stop, mida ma tegin 2 nädalat järjest ja teine asi, mis on, see oli see silmarõhu muutus pluss trauma. Mul oli selline peavalu, kujuta ette, et kuvalda on ju. Aga see kuvalda on niisugune pannikujuline. On ju. Ja siis on niisugune okas on otsas, niisugune terav okas. Ja siis keegi lööb kogu aeg non-stop sulle täpselt niimoodi lööb selle kuvaldaga niimoodi, et see okas läheb sulle silma ja pann tuleb pikki nägu. Lööb sulle non-stop, lihtsalt kogu aeg puff. Ja see kestis minu jaoks 7 kuud järjest, see valu. Mul on kassil on see silmarõhu teema. Parankal on see, vaata, mis on see silmahaigus, kui pead silmatilkasi kohe. See on väga võrreldav. Et tal oli ka mõte, et keegi saanud aru, et tal on see, vaata. Ja ta oleks silm nagu nii suureks, paiste, vaata. Et see nagu
hakkab nagu silmamuna lõpuks tuleb välja vaata lihtsalt koopast ja keegi ei saanud aru vaata, lõpuks kui me viisime arsti juurde, oh fuck, et tal on nagu rõhk on mingi +65 vaata, see on põhimõtteliselt, kui on 0 detsibelli heli vaata, on nagu siuke normaalne heli, siis +65, see peksab nagu räigelt üle vaata, et ta oli nagu täiesti, et silm hakkas välja tulema vaata ja siis mõtlesime, oh fuck, et ma arvan, et tal ei olnud päris hea olla. Sa oleks pidanud selle kassi magama panema nagu Isto oma koera. Mulle öeldi niimoodi, meile öeldi niimoodi Kuressaare seal loomaarsti juures, et ei, aga meile öeldi Kuressaare loomaarsti juures, see kass tuleb magama panna, vaadake, tal on see kuradi, nad mõtlesid, et tal on vähk, vaata, et see vähk on aiu läinud, vaata, tal on silm on punnis ja mida iganes. Mõtlesin, ei, me ei pane seda magama, vaata, et ühe silmaga kass. Ei, mul oli rohkem tögamine Isto poole, et Isto ja tal on mingi naine, kellega ta koos elavad. Nad panid mingi koera magama, sellepärast, et koer oli kuri natuke. Aga sa ei teagi sellest või? Sa tõesti ei tea või? Mida vittu draama? Content? Content, homie. Ei, nagu kõik räägivad, kõik teavad. Oota, mida vittu, ta pani koera magama, sest koer oli natuke kuri. Väidetavalt vägivaldne koer oli. Ma natuke liialdan võib-olla, aga ja koer pandi magama. Ühesõnaga, Isto girlfriendil oli mingi koer, on ju. Ma ei tea, kui vana ja kui kaua see koer oli olnud. Isto ostis endale koera. Istol oli oma koer. Ja siis girlfriend ja Isto kolisid kokku elama. Ja siis Isto koer oli nagu okei koer. Ja siis see girlfriend ja koer muutus vägivaldseks, nii et nad panid magama selle koera. Nagu... I mean, oleneb, mis staatuses me räägime nagu vägivaldsus. Okei, kui sa tõesti ei saa koeraga hakkama, ma saan aru sellest. Aga still, quite... Nagu... Kes selle otsuse tegi? Ma ei tea. Ei, nagu kui ta läks kellegi... Kui arvestada seda, et nad mõlemad on mingi 20-aastased, on ju. Nad mõlemad on mingi 20-aastased, nad on liiga noored, kumbki neist ei tohiks ühtegi otsust teha. Aga nagu, kui sa võtad omale koera, vaata, on ju, ja lähed koeraga näiteks jalutama ja see läheb mingi purema teist venda jalast, on ju, kes lihtsalt kõnnib mööda, siis nagu... I mean, siis tahetaks magama panna, vaata seda koera. Kas see oli see, mis juhtus? Ma ei tea, ma spekuleerin. Mu tädil oli selline koer kunagi, kes sõi ühe teise koera ära. Tal oli, on vist see... mu maik on liiga loud. Pitbull. Ei ole. Pitbull on selle koera nimi. On, ma kuulen... Täitsa okei on. Ära muretse. Pitbull, niukene, vaata koonuga nina niukene. On see pitbull või? Mul on näemagi. Ma ei tea autodest... Bull terrier. Bull terrier. Ma ei tea autodest, ma ei tea koertest. Okei, edasi. Ei sa ei tea seksist mitte midagi. Ma olen... Kas sa kedagi kunagi squirtima pannud, kes ei ole kunagi squirtinud? Räägi edasi. Tahan alustuseks öelda seda, et kui on naine, kes ei ole elu sees squirtinud, siis on üks kahest. Ta ei saagi squirtida. Või versioon 2. Või mingi Ivani juurde. Versioon 2? Versioon 2 on see, et ta kuses voodisse. Ei. Squirtist ise tunnistakse pärast, et ta ei ole kunagi keegi ta squirtima pannud. See on nii kollane. Ta ei kustud voodisse. Rääkides kusemisest, ma peaks ise kusemisest. Siis oleks pidanud ütlema, et sul on mingi ainepuudus, kui sul kusini kollane. Joo üks klaas vett. Sul on, saad pole vett. Maybe you're dehydrated. Sa pole küllalt vett. See on ananassi maitsega. Aga räägime edasi sellest. Ja ei, ma tahtsin tegelikult edasi rääkida veel sellest silmaõnnetusest. Ja silmad. Nagu selles suhtes okei, et olin päris pikalt haiglas ja kõik need valud ja asjad. Üks hea asi oli ka, mul käis sitaks palju naissoost, sõbrannasi oli mul hästi palju. Hästi palju käisid külas ja siis ma kasutasin võimalust, et ma ei näe mitte midagi. Katsusin kõik dissid läbi, mis tegelikult. Ja ma ei olnud elu sees osade disse katsunud ja ma sain katsuda, seepärast, ma olen nii pime, ma ei näe mitte midagi, tule siia. Kas see oled sina, Marianne? Tegelikult. Aga nimesid nimetamata. Sa ju keppisid ka neid seal. Haiglas. Sellest me ei räägi. Nimesid nimetamata. Ma kardan, et mu ema vaatab seda. Kas sa olid seksuaalses vahu... Räägime siis hästi nagu viisakalt. Kas sa olid seksuaalses vahekorras ühegi nendest naistega? Olin küll haiglas. ITK haiglas olin vahekorras. Käis WC-s.
bängimas neid. ei käinud WC-s bängimas. sa samas ma palatis. nii olen aru saanud, vabandust. Kus sa nendega olid seksuaalses vaagumas? See on võimalik saladus. See on riigi saladus, mida ma ei tohi reeta. Voltsik? Mingi... Kas mõni neist naistest pani sind skvürtima ka? ma pean küll skvürtima varsti, mul on kuseda. Mul on ka täie kuseda, kas me teeme pausi? Teeme pausi ja lähme käime ristame mõõgad. Sest see podcast on nii chill ja nii lõbus, ma ei tahaks nagu ära lõpetada. Ja ei, ma ei ka mitte. Tee pausi, on. Tee pausi. Aga panem mingi fun video, mida... Teeme pissipausi. Ei, podcast praegu on jumala hea. Räägime edasi ja siis vaatame videosid. Ma tahan tegelikult ühte asja veel küsida. Mul on selline tunne, et me ei ole kuhugi jõudnudki. Einar, kas sa mäletad, kui ma su nokut katsusin eelmine kord? See on mu munan. Sul ei ole seal midagi. Sul on mingi bulge. Need oli mu sul on mingi bulge. Sa ei leia peenist ka üles. Saad aru või? Kui ma väike olin, siis üks mesilane või herilane, ma ei ole kindel kumb, nõelas mind peenise peale. Nagu kui ma kusesin. Ma olen rääkinud sulle sellest. Nõelas mind peenise peale ja mul on siiamaani see muhk alles. Mu peenis on jämedam tänu sellele nõelamisele. Ma tahtsin küsida su käest, et kus sa käisid? Ma käisin WC-s. Ja siis, kus sa teine kord käisid? Millal? Praegu. Ma käisin 2 korda WC-s. Miks? Sest esimest korda ma käisin tegema oma asja ja teisest korda ma tulin ja siis sõin seda purksi, mis ma enne Mossi purgresti, siis mu näpud olid nagu seda lõga täis ja siis ma läksin pesema ennast. Nagu siis, kui ma esimest korda litsi nikku, siis ma pesin ka ennast iga kord, kui mu pauk lahti tuli. Sest et mul on OCD. Aga räägi. OCD, mu maik on nüüd liiga kõva ja Steni oma on liiga vaikne. Su maik ei ole üldse kõva, räägi korraks. Miks? Ma ise saan oma hernia. Steni oma on kõvem. Minu oma on liiga kõva võibolla ja ma kuulen seda küll. See täiesti normaalse volüümigist, et see minu volüümiga. Ma võib-olla natukene päeva väiksemaks, räägi nüüd. Mis ma tahtsin nüüd tegelikult rääkida? Sa ütlesid, et OCD on ju? Jah, see on täiesti normaalne. See on naljakas to joke about, aga mu emal on päriselt OCD. Mul oli kunagi päriselt OCD, ma panin asju, mis olid nagu, ma panin asju niimoodi ritta, nagu kõik pidi olema reas niimoodi nagu. Ja kui laua peal oli mingid asjad sassi, siis ma pidin panema nad ühte ritta. Mul oli siuke OCD. Ma saan aru, jah. Enam mul ei ole seda. Ma hakkasin niimoodi... Kuidas sa ära kaotasid? Ma kaotasin selle niimoodi ära, et ma hakkasin lihtsalt asju laiali viskama. Nagu mõelda tuba, kõik asjad olid laiali ja vaata, siis ma lihtsalt istusin nagu, et ma ei pane korda neid asju. Sa lihtsalt ei viitsinud korda. Kas OCD läks koos süütusega? Ei, see oli ammu enne seda teismelisena, kui ma sain aru, et OCD nagu võtab mu elu üle ja et ma ei saa niimoodi elada, et ma panen kogu aeg vaatan, et mingid asjad peavad olema reas ja peavad olema korralikult ja siis ma lihtsalt otsustasin, et savi, et ma lihtsalt viskan asjad pohkult mingi maha ja ma ei korja neid üles ja ma viskan sassi kuidagi nii vaata, et ma lihtsalt ei pane tähele neid asju ja ma harjutasin niimoodi nagu lahti sellest OCD-st. Nice. Tulles vana teema juurde tagasi. Ma tahtsin sellest silma asjast veel edasi rääkida, nagu natukene jäi veel puudu. Räägi. Aldo, vaata võib-olla streamis näinud Aldo. Aldo põhimõtteliselt kukkus samal ajal koolist välja. Noh, talle ei meeldi sellest rääkida, aga ma lihtsalt räägin põhimõtte pärast praegu sellest. Kukkus koolist välja samal ajal just põhimõtteliselt, kui mul see õnnetus juhtus ja siis vend oli nagu 24/7 põhimõtteliselt mul toeks, vaata. See oli... Palatis sul ja igal pool või? Ta oli igal pool kogu aeg, ta oli palatis, ta tuli põhimõtteliselt iga päev tuli mu isa või emaga koos Tallinnasse, oli minuga koos. Aldo, love you man. Aitäh sulle, mu ema ja isa on ka nagu mingi, et Aldo oli kogu aeg sinu jaoks olemas ja nii edasi. Hästi palju tähendab mulle. Mul respekt tõusis Aldo suhtes nagu, ma olen teda streamis näinud, aga ma ei tea, mis vend see on. Ta oli ju siis ka streamis, kui sa Tapal käisid, minu meelest. Yeah. Ta oli küll ja siis ka. Nüüd mul respekt tõusis, nagu nüüd ma tean, et see vend ei ole lihtsalt mingi lambi vend. Ei, ta oli, selles suhtes kokku sattumus küll, et ta kukkus välja, aga vend oli kogu aeg minu jaoks olemas ja kui ma haiglast välja sain lõpuks, siis ta ei olnud koolis ka tol ajal, siis me lihtsalt vend tuli minu juurde kogu aeg, oli minu juures ja olime 8 koos, võtsime päikest, ma mäletan, ja mingi hetk hakkasime jooma, siis meil oli nagu mingi aprillikuus
umbes mul hakkas parem, siis aprillikuus hakkasime jooma, siis me jõime aprill, mai, juuni, juuli, august. September, oktoober, november, detsember. Ei, september ma läksin kooli tagasi. Okay. Aga me jõime päris pikalt nagu paim tina ja vend oli mul toeks ja vahepeal me ei suhelnud üldse, ma ei tea miks, lihtsalt kaadusite ära. Kaadusime ära, eluteed viivad erinevatesse suundesse, aga nüüd oleme jälle nagu tight, vaata. Sa käisid kunagi EBS-is, Estonian Business Schoolis. Estonian Building School, jah. Building School, tegelikult Business School on ju. Sa läksid Estonian Business Schooli, sul oli pintsaks seljas, sul oli kohver oli käes, sa läksid liftist üles, sa olid business-vend, vaata. Kui sa EBS-is käisid, kas sa... EBS on üks asi, et see kool on ju. Siis sul veel silme, sa ei olnud lastud silme eest välja. Oli või? Peaaegu. Mul oli niimoodi, et ma läksin esimene aasta EBS gümnaasiumisse ja siis juhtus õnnetus. Siis ma olin kodus ja siis ma läksin uuesti pärast seda õnnetust. Ma toibusin, läksin septembris uuesti kooli. Esimest aastat läksin EBS-i ja siis mu nagu need vanad klassivennad, keda ma kõik tundsin, olid aasta vanemas klassis lihtsalt. Ja siis, kui sa läksid edasi nagu, sa lõpetasid kooli ära, läksid nagu töötama? Ma alguses käisin gümnaasiumis EBS-is ja siis ma mõtlesin, et ma vihkan matemaatikat, on ju. Ma ka. Kuule, Tapa gümnaasiumis olin... 4. kord, kuule. Okei, edasi. Kuule. 5. Kuule. Tapa gümnaasiumis olin, siis oli mul matemaatika tegelikult 2 või 3, nagu ma ei saanud matemaatikast mitte munniga aru. Läksin EBS gümnaasiumisse ja seal oli õpetaja selline, kes tegi mul matemaatika selgeks. Mul oli matemaatika 4 tol hetke momendil gümnaasiumis. Ja siis ma mõtlesin, ma tahan IT-d õppima minna või midagi arheoloogiat või ajalugu. Ja EBS ülikool siis tegi mulle pakkumise, et äkki sa tahad tulla majandust õppima. Siis ma mõtlesin, nagu fuck it, let's try, nagu, et vaatame, kas saame sisse üldse või midagi. Tegin selle katsed ära ja siis nad üldse said sisse. Mul on nagu, et no ma ei viitsi isegi hakata vaatama, kas arheoloogia või nii. Tol hetkel ma mõtlesin, et kus on mul suurem tõenäosus tööd saada, kas arheoloogia või majandus. Obviously enamus asjad on välja kaevatud juba, arheoloogiat ma ei saa, on ju. Nii et võtame majanduse, on ju. Ja majandus on väga tight matemaatikaga. Mul ülikoolis oli matemaatika 5. Tapa gümnaasiumis mul oli matemaatika 2 ja 3 vahel. Ma ei saa mitte midagi aru matemaatikast. Hetke momendil mul on kõrgharidus matemaatilisel alal. Kuidas see võimalik on? Õpetaja teeb nii suure vahe. Lihtsalt ma saan aru matemaatikast, mulle meeldib matemaatika, lihtsalt õpetajad. Kuni õpetaja. Peab õige õpetaja olema. Tapa kool, ärge olge seal mingi minema käigu vittu. Kas see õpetaja oli mu vanaema või? Su vanaema, actually, ma käisin tema vanaema juures kunagi enne 9. klassi, ma ei saanud matemaatikast aru. Mul oli matemaatika 2. Tema vanaema tegi mulle matemaatika 3 peale. Ma käisin eraõppes ta vanaema juures ja ta vanaema õpetas mulle matemaatikat, aga ei, see ei ole see kord. Nagu ma gümnaasiumi õpetajad ikkagi EBS-is õpetasid mulle matja selgeks. Mul ka matemaatikast siit, aga meil oli siuke matemaatikaõpetaja Hiiu koolis nagu Urve Soolep ja Urve oli nagu parim matemaatikaõpetaja ever, sest igasugune taun, igasugune debiilik, kes seal mingi, ma ei tea, suitsetas kanepit seal kuradi 7. klassis on ja kuradi oli mingi... Need on need coolid vennad. Mingi coolid vennad, kalkarid, vaata, mingi, kes nagu mingi lihtsalt, ma ei tea, kaklesid ja siuke nagu üldse nagu ei õppinud midagi, kodutöid ei teinud, vaata, siuksed mingi narkarid ja niimoodi. Isegi need õppisid Fortnite and shit. Siis ei olnud seda olemas veel. Isegi nemad õppisid said matja selgeks, õppisid Urve Soolep nagu oli nii hea õpetaja, lihtsalt hästi range ja ta ennem ei läinud edasi, kui iga õpilane klassis sai aru, millest jutt käib. Ja siis ma läksin nagu ühe korra koju, kõndisin oma sõpradega nagu tänaval seal kooli ees ja siis laulsin oma versiooni sellest laulust Viska leili. Viska leili, leil on tervisele hea. Ja siis mina laulsin Peksa pihku, pauk on tervisele hea, peksa pihku, kas saad ka mõnu? Ei tea, peksa pihku. Ja siis Urve Soolep oli üle tee, nagu kuulis ja nägi seda, vaata. Hakkas pihku peksma sulle? Ja ei, see tegi niimoodi. Urve Soolep on actually mis? Urve Soolep oli üle tee, tegi mulle niimoodi.
niimoodi sõrmega nagu viipas minule, et tule siia. Tule siia. Läksin üle tee, ootasin valgusfoori ära. Läksin üle tee. Siis mulle, ma tean su ema. Ma olen temaga suhelnud. Mul oli meelest ära, see oli päris šokeeriv hetk minu nõus. Ma tean tervet sinu pere. Ta oli nagu mingi maffia mutt, vaata, mingi maffia. Ma tean tervet sinu perekanda. Sa mõtled, et sa pääsed, aga ei. Mõtle selle üle, mis sa just praegu tegid. Ja ma räägin su emaga täna õhtul. Ma olin nagu, oh fuck. Terve mu fucking maailm varises kokku, vaata. Tere Uure Soolep räägib mu emale, ma laulin siukseid laule tänava peal. Ma olin 6.-7. klassis ja ta ei helistanud mu emale, ta ei rääkinud taga. Ta bluffis. Sussis. Ta fucking bluffis. Good for you, though. Good for me. Ja ta oli siiamaani kõik, kes Hiiu koolis, Hiiu põhikooli pole enam olemas, nüüd on Nõmme mingi kool, aga kõik, kes Hiiu koolis käisid, teavad, et Urve Soolep oli maailma parim matemaatikaõpetest. Kõik said aru matemaatikast, kes olid isegi tegelikult debiilikud nagu mina. Sa oled debiilik, ma olen nõus sellega. Aitäh sulle. Nagu mina kui debiilik. Ma ütlen, et sina oled debiilik. Teeme ühe veel. Yeah, boy. Oi, oota, teeme veel. See oli päris hea. See heli oli hea, aga nagu vaata nagu käed ei näinud väga hästi kokku. Aga okei, ma tegin nalja, sa ei ole debiilik. Oota, aga tead, kuidas on võib-olla ainult natuke. Natuke olen. Tead, kuidas kõige parem on plakse teha või? No. Kui sa vaatad nagu teisi inimese küünarnukki. Jaa. Oi, oot, putsi, oota. Vaata mu vasakul küünarnukki võid paremalt. Nad said hakkama. See oli hea, need oli head, 2 viimast oli head. See võttis kõigist 7 korda proovi. Mida ma tahan öelda, tegelikult üks asi on see, et mis on imelik minu jaoks on see, et gümnaasiumis, ma käisin Tapa gümnaasiumis, on ju. Vaata, kas sa mäletad, vaata, see stripper, vaata, ütles sulle, et sa nikud teda nagu koera, vaata. Jah. Ma ei tea, kas see stripper oli. Tapa gümnaasiumis oli niimoodi, et kõik õpetajad arvasid, et me oleme koerad. Põhimõtteliselt. Nagu õpetajad ei, nagu, ma ei tundnud ennast kuidagi. Nagu ma proovisin midagi teha ja Tapa gümnaasiumis ei tulnud nagu mitte midagi. Saad sa aru, seda on raske seda praegu, mida ma tahan öelda. Ma saan aru sest. See, nagu ma käisin ka Tapa. Kas ma saan räägida? Ilma, et üks kiilakas pedrest vahel segab. Okei, kiilakas pedrest. Seda on raske sõnadesse panna, mida ma just tahan öelda praegu hetke-momendil. Aga ma tean seda, et kui ma läksin EBS gümnaasiumisse ja ülikoolis, siis võt tol hetke-momendil oli esimene kord elus, kus ma tundsin, et õpetajad kohtlevad mind kui inimest. Et Tapa gümnaasiumis mul ei olnud elu sees. Mitte ühtegi korda sellist tunnest, et nagu, et ma olen inimene. Aga ülikool, gümnaasium, EBS-is õpetajad kohtlesid mind kui enda väärset inimest, saad aru, hästi kohtlesid. Rektor, tead, kes on? Ja nagu mingisugune professor, mingi ülim. Ta on nagu see, ütleme, nagu muidu on direktor, aga ta on nagu ülim direktor. Ülim direktor, professor. Jah. Ma tegin rektoriga koos, tegin kooli taga suitsu, rääkisime juttu eluasjadest. Litt. Nagu, ja Tapa gümnaasiumis direktor tahtis mul peksa anda. Meie direktor Tapa gümnaasiumis mingi, ma ei ole 100% faktides kindel, kuidas see toimus, aga mingi poiss oli halva käitumisega ja siis direktor ütles, et davai, teeme boksimatši ja andis peksa sellele poisile. Ja kunagi ammu Tapa gümnaasiumis. Tapa gümnaasiumis direktor. Andis tappa talle. Ja, no, et boksime, aga andis molli. Andis tappa. Ja lähed EBS, siis teed rektoriga suitsu, räägid elu asjadest. Aga üks kool on see, kus sa nagu legit maksvadki lihtsalt, vaata. Ja teine on see, kus sa... Ega see ei tähenda seda, et õpetajad rohkem teenivad. No aga... Ega nad ei teeninud rohkem selle eest. Lihtsalt... No aga kas EBS-i tuleb? Vahe oli selles, EBS-iga oli lihtsalt selles, et seal olid reaalselt oma ala parimad. Sa võid öelda kooli kohta, et meil on kõige parimad, meil on oma ala parimad. EBS-is olid. George Frenchi, parim ajalooõpetaja ever. Välismaalane. Ma hakkasin Miami'st pärit. Vend on 50+. Ma olen temaga koos Tina käinud panemas. Ta on nagu mul homie, vaata. Jumala cool vend. Hakkasin tänu temale ajalugu armastama. Algus vihkasin ajalugu ka põhimõtteliselt. Vend lihtsalt tegi nii huvitavaks minu jaoks.
ma tegin ajaloo eksami tänu sellele venele, George Frenchi. Türa, vend on nagu ihana. Tal on 3 last, ma ikka veel räägime juttu temaga vahepeal. Üks kord oli õllesummer, saime temaga kokku, et paneme tina värki seal. Aga ta on eestlane ju. Ei, Miami'st pärit. Miami'st. Inglane. Ameeriklane, vabandust. Ma lihtsalt tahtsin vahele öelda, et nagu palgasumma ei tohiks määrata seda, kuidas suhtutakse õpilastesse või inimestesse. Et... Ei tohiks, aga kui sa oled mingi, vabandust, kindlasti kõik mitte, aga kui sa oled nagu terve elu kuskil väikelinnas elanud, oled terve elu seal väikelinnas õpetanud igasugused marakrattide piilikuid ja nii edasi, siis sul mingi hetk käib mingi klikk läbi ja sa ei viitsi nendega niimoodi nussida ajusid. Versus sa oled suurlinnas, prestiiges koolis, on ju, inimesed tulevad sinna, särgid, värgid, õpetavad. Ma ei tea, enamus inimesed ütlevad, EBS on lihtne kool, millest läbi saada ja nii edasi. Ei ole lihtne. Kuidas sa läbi said? Lihtsalt. Sest sa oled... Kas ma saan high five'i? Ma ka ei usuks, et sa lihtsalt läbi saad. Ei, tegelikult mul oli niimoodi, et ma tahtsin teha, vaata, ülikoolis on niimoodi, et sa pead uurimustöö tegema lõputööna, on ju. Ja ma hakkasin uurimustööd tegema niisugusest asjast, mida teid ei huvita ja ma ei viitsi sellest detailidesse laskuda. Ja siis üks mu majandusõpetaja ütles, kes oli nagu komitees, ütles, et see uurimustöö on täiesti bullshit, mina ei usu sellesse. See, et sina ei usu sellesse, see ei tähenda, et see ei või olla tõsi mingil määral. Aga no okei, see selleks. Ma olin sitaks palju teinud seda uurimustööd juba. Ta oleks hetke momentiks. Ja vend ütles mulle mingi kuu aega enne uurimustöö esitamist tähtpäeva, et mulle ei kõlba see uurimustöö, käi vittu. Siis mul oli nagu, et mis ma nüüd teen? Ma failin. Ma ei saa midagi teha. Siis ma uurisin, et mis võimalused veel on. Nii. Võib teha eksami. Eksami, kus on kõik ülikoolis õpetatud ained. Kõik ained on sees. Sa ei tea, mis ainest, mis küsimused. Sa ei tea mitte midagi. Võid võtta sellise eksami. Ja siis, kui suudad teha mingi 70+%, siis saad ülikooli läbi. Ma võtsin selle tee ja sain 70+. Tegelikult sa oled väga tark poiss. Ma olen päris tark, ma nagu selles suhtes, ma ei ütle praegu irooniaga ega midagi haibi ennast üles. Ma olen päris tark. Sa üle keskmise. Ma olen kõvasti. Ta ei tundu tark. Aga türa see vend on tark. Targem kui mina igastahes. Kas sa sellest ka rääkisid, vaata, et miks sa üldse seda ametit, mille sa nii-öelda omal said, vaata, et miks sa seda õppima läksid? Värskenda mu mälu, ma ei tea, millest sa räägid. Vaata, sa olid see viimase tüdrukuga olid koos. Jaa. Põhimõtteliselt ma olin tüdrukuga koos. Sellest issand jumal, ma isegi ei ole mõelnud selle peale. Ma alguses mõtlesin, et lähen arheoloogiat õppima, ja siis mul oli girlfriend, ma olin 3 või 4 aastat temaga koos olnud või ma ei mäleta palju. 3. Mul oli niimoodi, et ma mõtlesin, et kui ma lähen praegu arheoloogiat õppima, siis ma never can provide for us, vaata. Et ma science lõpeta palun. Siis ma saan, kui ma lähen majanduse peale, et siis mul on parem palk ja nii edasi, siis ma saan pere luua. Ja siis ma põhimõtteliselt enda ex-girlfriend'i pärast, kes nikkus kedagi teist, oli hea vähemalt või? Kuule, on viina veel või? Jaa, viin on. Ma teen. Einaril on ammu tühi juba. Rääkige edasi. Saio põhjani. Anyway, tema pärast läksin majandust õppima ja nüüd ma vihkan majandust. Ma elasin, saad sa aru? Arusaadav. Oota korraks, ma joon. Täitsa arusaadav, miks sa nüüd majandust vihkad? Ei, see ei ole temaga seotud. Ma elasin, ütleme niimoodi, et ma elasin kõige lahedamat elu, mida üks majanduse eriala õppinud inimene võib elada. Saad sa aru, kui sa oled mingi majandusala õppinud, kuhu sa pürgid, on see, et nagu, et mida parem ettevõtte, vaata, siis seda paremaks su taust muutub nii-öelda. Ehk midagi taolist, vaata. Sa ei kuule, Einar, ole siin. Ole mõtetes minuga. Olen sinuga.
sa vaatad, mis türa koksi sa teed? Natuke liiga paljuks. Mida vittu pooleks või? Kuule, natuke. Kalla mulle pool sellest. Kuule, kalla natuke tema juurde ja see läheb natuke liiga paljuks. Sa oled Superman. Anyway. Palun, kalla natuke tema juurde, palun. Mida sa tahad majandusinimesena on see, et sa tahad väga heas kohas töötada. Mingi pank on hea koht, on ju. Aga minu jaoks ultimaatum oli selline asi, et audiitorid on niisugune asi, kes Kas sa nüüd saad aru, miks ma toolidalt jalga alt ära tõlsin? Teil on nuga lihtsalt, ta tegi mahlapakki lahti ja siis nagu pool mahlapakki lihtsalt valas põranda. Easy. Pane mulle palun viina ka juurde. Tehnika ka täpselt siin laua juures, vaata, kui selle Süke nagu... Nagu oleks mingi nagu mingi tropp oleks eest ära võetud. Niimoodi mahla lihtsalt lendas tehnikasse. Saad aru või? Ma nagu alguses mõtlesin, et valan neid viinasid siin välja. Mõtlen, türa vennale siin igast mikserid ja huia munjad all, on ju. Ma nagu nii teen need läbi merjaks. Nuga ei ole harjunud, et tal nii palju ruumi on. Viinad on saamata vähem ruumi. Sponsorid on vaja. Aitab. Sa ei pea mahla täis panema nüüd. Ja. Okei, aga mul jäi jutt pooleli, et minu jaoks ultimaatne koht nagu, et kõige kõvem koht, kus saab tööd teha on audiitor. Sellepärast, et sa reaalselt kontrollid nii-öelda teiste inimeste finantsaruandeid. Aitab. Ehk siis see on nagu... Aitäh sul nuga, sa oled parim. Ehk siis võtta paberi korista see ka ära ole ja sokiga, see on ka idee. Mis sealt paberit võtta või? Mis sa teed? Jah, see on mahl. Seal ei ole kõik puhas. Okei, räägi, ma näen, et on paberit nagu. Ei, ma tahan sinuga rääkida. Näe, palun, paber. Näe, okei, tohi. Räägi edasi. Ühesõnaga, minu idüll oli millegipärast tol hetkel audiitor. Aga mis see audiitori töö üldse nagu? Audiitori töö on see, et sa hakkad... kontrollid igasuguseid, mis iganes, majandustegevusega seotud tegevusi. Kontrollid. Sa kontrollid, kas on, ütleme, mis iganes, mingi puiduettevõte toodab puitu. Kas tal on reaalselt selline kogus puitu toodetud, kas materjali on midagi kaotatud, kas inventuur on korrektne, kas mingisugused kontrollid on putsis või kõik kontrollid töötavad ja nii edasi. Et see on nagu niisugune, ütleme niimoodi, et sa kõnnid ettevõttesse sisse ja sa oled nagu sirge seljaga, sa oled nagu see vend, kes ütleb, et nii, nüüd kõik. Sa tšekid ettevõtteid. Täpselt. Ja ütleme, kui sa võtad niimoodi, et sa tahad audiitor olla, siis on niimoodi kutsutakse Big Four, 4 kõige suuremat audiitorettevõtet. Majandustegevuse nad ei ole ainult audiitorettevõtted, aga Big Four, 4 kõige suuremat maailmas, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY ja mis iganes see 4 oli, ma ei mäleta praegu, mind ei koti. Aga Deloitte on kõige suurem. Kõige suurem audiitorettevõtte maailmas. Ma sain Deloitte tööle. Eestis? Eesti, Deloitte. See oligi see, mis on seal Vabadusväljakust üle tee või? Jep. Wow. Ma sain sinna tööle ja see oli nagu niimoodi, et okei, I can't top this. Nagu, see on nagu kõige kõvem koht üldse, kus tööd teha. Nagu. Mis inimesed arvasid sellest, et sul polnud ühte silma? Enamus ei kottinud. Ei kottinud? Nagu selles suhtes, nagu keegi ei teinud välja. Sa käisid ilusti riides, sul oli pinsaks, sul olid... Suur munn ja sa rääkisid head juttu ja sa olid väga professionaalne. Üks sitaks kena tüdruk oli mul töökaaslane, Kristina Kips. Räägi. Räägi. Tal ei midagi, mul ei ole rääkida, ta oli sitaks kena. Tegite midagi või? Ei teinud kahjuks. Miks? Seepärast, et tal oli boyfriend. So? Aga ta oli sitaks kena. Kristina Kips, kui sa praegu seda vaatad, siis... Tšau, kirjuta mulle. Pole ammu suhelnud. Me vahest kirjutame Facebookis, lihtsalt saadan poop emoji talle näiteks. Kas tal boyfriend on alles või? Saadab mulle poop emoji vastu. Tal ei ole boyfriendi. Aga ma olen 20 kilo juurde võtnud, ma mõtlesin, ma pean saama selle
dad body'st lahti enne, kui ma talle kirjutan, et lähen välja. Äkki talle meeldib see dad body? Ma aga saada kohe dick-pic. No see on liiga overkill juba. Kui sa kohe dick-pic'i saadad, see ei ole kõige parem viis lähenemist. See on kõik liiga suur. No kui ta saadab sulle puupi mahuti, siis sa võid ju dick-pici vastu saata. See ei mahu kaadrisse. Sama regiooni nagu see. Anyway. See ei mahu kaadrisse. Parem on kokku saada. Töötasin aasta aega Deloide'is ja siis ma mõtlesin, ma tahan üles puu ennast. Reaalselt, ma mõtlesin, et... Aga sa ei poonud, mis sa tegid? Läksin minema. Ja kuhu sa läksid? Eraettevõtlus. Twitch.tv. Ei, eraettevõtlus. Deloide'is töötamise ajal ma striimisin ja tegin drunk-striime. Ma niimoodi kartsin, et tööandjad saavad teada, et ma teen drunk-striime. Said ka või? Ei. Aga eravõtlus saaksid ise tegema, mis on mingi ehitamise? Mu isal on ehitusettevõte, ta on päris pikalt teinud. Ja nüüd ma oma Deloide'i tarkustega tulin ja tänu minule osalemid riigihangetes ja asjades, mida varem ei ole teinud nagu. Ma olen üleüldse, ma olen nagu selles suhtes, ütleme, isa ei ole arvutis kõige tugevam isik. Teed tema eest kõiki arvuti asju? Kõik arvuti asjad enam-vähem on minu värk, et hinnapakkumisi koos vaatame, mida teeme, aga ma otsin, et kuhu hinnapakkumisi saata. Sekretär saadan igasuguse meile laiali, kui on näiteks üks asi, mis mulle endale meeldib teha, on Blacksmith, tead, kes on? Ei. Blacksmith ei tea, mis on. World of Warcraftis, see, kui sa teed... Kas või? Jaa, World of Warcraftis, Blacksmith, rauast teed asju. Kas sa tead, mis asi on Whitesmith või? Ei. Whitesmith on plekksepp. Et aknaplekid, katuseplekid, mis iganes, kõik plekktooted. Mulle räigelt meeldib plekist tooted teha. Ma mõtlesin, sa küsisid, et kes on Blacksmith, see on mingi bänd, vaata. Mingi Eesti bänd. Sa ei tea, kes on Blacksmith või? See... Igastes, ei ma et nagu selles suhtes, et teen Blacksepa tööd ka, Whitesmith olen ja siis kavandan neid pedereste. Nuga on mu juures tööl. On või? Kes kelle? Teeb kohvi sulle? Imeb lahti tavaliselt. Lahti ka ime. Aga ei, ta on apprentice praegu, õpib ehitustööliseks. Ta alguses töötas mingi teatris, sai mingi... Teatris? Rakvere teatris töötas. Kas ma ise võin sellest rääkida? Räägi, mis sa teatris tegid? Mis ma teatris tegin? Peale lahti imemise. Lahti ma imen, sest kõik teised olid naised. Ma pean kusagil käima. Keera. Ta ei saanud neid naisi ka. Räägime, me võtame, see nii kaua, kui meie külaline Joutser ehk Sten Jõgi käib kusel, siis Nuga Steni siis parem käsi, räägi meile, kui sa töötasid teatris, millega sa täpselt seal tegelesid? Mida ma tegelesin? Esiteks ma läksin Rakvere teatrisse üldse tööle. Nii. Nagu mõtlesin, teater. Teater on cool. Jaa, teater. Seal on näitlejad, värgid, särgid. Kõik värgid saad teha. Jaa. Tule tõstad seda kuradi, vabandust, ma nüüd ei tea sõna, aga minu jaoks oleks see nagu ruloo, vaata, või tõstad seda üles, sirmi tõstad üles, ja näitlejad on seal taga. Kõik on nii äge. Jaa. Olen Rakvere teatrisse tööle, ema asemele. Rakvere teatris, ma tean väga palju Rakvere teatri näitlejaid. Tead? Ma tean ka väga palju neid. Nüüd sa tead. Kõik on joodikud. Jaa. Kõik näitlejad on joodikud, mina on joodik. Jaa, näitlejad on joodikud. Ema ütles mulle ka, et ma peaks näitlejaks hakkama. Sest sa oled joodik. Jõpp. Aga igatahes Rakvere teatris ema töötas seal ennem ja siis nagu selles mõttes, et ma mõtlesin, et ma olen hea inimene, et kuule, mul ema hakkas just juuksuriks sel ajal, vabandust, ma rääkisin mikrist mööda, aga ema hakkas juuksuriks just ja siis ta töötas veel, põhimõtteliselt päeval käis juuksurina tööl, lõikas juukseid inimestel ja mida juuksurid teevad ja siis ta läks ööseks veel sinna Rakvere teatrisse tööle. Hommikul tuli ja siis läks kohe juukseid lõikama edasi. See oli nagu mida vittu minu jaoks. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, ma lähen sinu asemel, lähen sinna tööle, davai, dineerod, kõik, mis tahad raha, davai, lähen. Igatahes lähed sinna tööle, alguses öeldakse sulle, et sa oled öine baarmen või ööteenindaja, on sul
ametlikult kirjas. Aga tuleb välja, et sa pead põrandaid pesema, WC-d koristama. Ma käisin üks kord sital ja siis ta koristas seda. Jah, ma pidin kautsi paska, Oli meeldiv. kus ta mööda kuhugi kakas. Pidin seda pesema. Sul kogemust on olnud? Jah. CV on... Tuudu koristamisega on kokkupuutid olnud. Kas ma võin võtta kiiresti asja kokku, sellepärast, et talle meeldib rämbelida hästi kaua? Ei, see oligi kõik, mida ma öelda Võta asi kokku. Ta töötas teatris, Rakvere teatris, enne seda töötas Flexas. Flexas keeras enda käed putsi, kuidagi ema kaudu sai Rakvere teatrisse, sai seal 200 eurot kuus palka. Ma ütlesin, et tule minu juurde, saad 5 eurot tunnis palka, 160 tundi teed ära, 5 korda 160, 800 eurot. Money. Mina ei tea, mul on vaja võib-olla minna kaitseväkke, ma ei tea, mind võib-olla peab kaitseväkke minema, ma ei tea. Ja siis üks hetk ma ütlesin, et nii, nüüd mul on vaja reaalselt abilist, tule minu juurde, siis ta oli nagu, okei, ma tulen näkku lõi. Ja tuli minu juurde ja nüüd on siiamaani mingi, saigi aasta aega täis. Septembrikuus, eelmine aasta, septembrikuus. Üle aasta on. Natuke üle aasta. Kas sa läksid kaitseväkke? Ei, ma siiamaani ei ole käinud. Tal on põlv putsis. Põlveoperatsiooni järjekorras. Ja sellepärast said minema kaitseväest? Ma ühe korra olen käinud oma põlvega operatsioonil. Ja nüüd ootan uuesti. Kas sa komissariaadis käisid ära või? Mis seda on? Kaitsev komissariaadis. Ära kasutada raskeid sõnu. Tead mingid vereteste ja mingid asju? Ei, nagu arstlikust komisjonis ma kogu aeg käin. Kogu aeg käid. Ehk ma olen käinud 5 korda seal juba. Ma ei ole mitte ühti korda seal käinud. Kui ma kunagi 7 aastat tagasi mind kutsuti, siis ma kirjutasin neile e-maili vastu, sõna otseses mõttes ütlesin tervist, enter. Ma ei allu. Üks enter käib pärast seda. Enter nagu. Ma ei allu fašismile. Kerige vittu. Kas ma võin küsida seda? Enter, parimat, enter, Einar Kuusk. Mitu pangakontot sul on? Mul on, ma olen Rootsi kodanikuna, mul on Rootsi kodaniku konto, mul on Inglismaa kodaniku konto ja Eesti kodaniku kontodest ma ei tea mitte midagi, ma ei ole neid puutunud aastaid. Need ei maksa kasutada. KV-s ei käinud, does it bite you in the ass? Ei, absoluutselt mitte. Aga ainult sellepärast, et ma olen nii Rootsi kodanik, mul on Rootsi pass, kui ka ma olen Inglismaa Londoni elanik. Mul ei ole seda passi, ma olen Inglismaa kodanik, aga ma olen elanik. Mul on seal kõik asjad olemas. Nii et mul on okei. Eesti võib teha edasi, mida nad teevad. Munni imeda. No, selles suhtes ma olen nagu enam-vähem nõus sinuga KV poole pealt, et mu isa on mulle öelnud niimoodi, et kui sõda tuleb, siis need noored tüübid ja need ei kotti, nad lähevad minema. Aga et meie vanad mehed, me kaitseme meie riiki. See on hea point. Aga nagu ongi, et ütleme niimoodi, et ma ei taha minna, mind sunnitakse minema, ma olen 9 kuud ära seal, sõda tuleb, mis sa arvad, et ma jään Eestisse, kui sõda tuleb? Ma lähen fucking Portugalisse esimese asjana. Ja kui sõda hakkab Portugali poole jõudma, siis ma lähen USA-sse. Või fucking mul on jumala pohhu, ma lähen Antarktikasse, kui on vaja. Miks Portugal? Ma lähen vaatan, et kus see lameda maa piir on. Miks Portugalisse? Sest see on kõige kaugem koht nagu Eestist, Venemaast. Nagu loogiline minu jaoks. Ei ole või? Aga Einaris on nagu nii. Oota, Einar, tõesti seal midagi. Kus sa läheksid? Kui sõda tuleks? Kui sõda tuleks või? Nagu esimene asi, kõige lihtsam, kuhu sa autoga saad minna? Kas sa läheksid Türki või? Kas sa läheksid fucking Iraaki? Kas just peab autoga minema või? Eeldame, et lennuteed on putsis juba. Siis ma läheks... Ivani juurde. Ma arvan, et ma läheks kuskile, kus hästi soe on Hispaaniasse kuskile. Portugal on lihtsalt Hispaania küljes, aga veel kaugemal Venemaast. Ma läks sinna restorani seda naist nikku. Mul on nagu läbi mõeldud. Mis on sinu järgmised plaan, kuhu sa liigud, kas sul on mingisugune plaan silme ees, mingi visioon, et sa teed praegu live stream'e?
eks ole. no tegime. See on su põhi, aga praegu sa teed ju ka live stream'i. No ütleme niimoodi, asi on selles, et kui tõsiselt seda võtad, kas sul on mingisugune visioon, kas sa tahad kuskile liikuda kuskile, kas sul on mingi suund sellel? Kunagi oli, enam ei koti, ma võib-olla olen liiga vanaks saanud juba. Ma nagu ei viitsi ega jaksa neid live stream'i teha. Asi on selles, miks ma ei jaksa nii väga neid live stream'i teha, sest inimesed appreciate'ivad kahte asja. Üks nendest on IRL. Teine asi nendest on fucking PUBG või mingi taoline tulistamismäng. CSGO. PUBG on täielik trash. Ma ei jaksa mängida seda sitta, ma ei taha ellu sees seda mängida. IRL, okei, I can appreciate that, aga ma ei suuda iga päev, iga nädalavahetus mingi, et panen telefonist IRL-iga, ma jooksen ringi. No thanks, ma tahan niisama ennast ka nautida. Ja kodus arvuti taga ma ei viitsi ka seda IRL-i teha niimoodi, onju. Nagu, et jututuba, nagu sa tegid, vaata, et nagu, et ma saan aru, et kui mul oleks nagu, kui ma sinu nahas oleks, vaata, niimoodi, ära saa valesti aru. Nagu, et kui mul 5 eurot taskus oleks, siis ma nagu push'iks live stream'e, vaata. On see, mis ma tahan öelda. No offense. Aga kuna mul ei ole 5 eurot taskus, mul on nagu 10 vähemalt, siis mind nagu mind ei kotti see stream, mind ei ole kunagi raha kottinud streamiga. Ma olen alati teinud streami ainult for fun ja hetke momendil näiteks ma mängin World of Warcrafti, Eestis põhimõtteliselt mitte keegi ei mängi World of Warcrafti. Seda uut expansionit? Ja. Mul jääb. No mulle meeldib nüüd. Algus ma mängisin Hordi poolel oli väga igav ja Alliance'i poolel nüüd mängin, on väga põnev, mulle meeldib. Mis te seda arvate, vaata Classic, WoW Classic tuleb, et kõik hakkab otsast peale. Hakkan mängima. Palun hakkan ma tahaks ka seda. See on minu juice. Minu ka, ma tahan ka seda hakata mängima. No aga siis on sul olemas. Parti on olemas. Me 3 on olemas juba. Mul on Indrek Oliver, need kaksikud, nemad tahavad seda mängida. Ivan, mu sõber tahab. Ivan, kes me juba rääkisime siin podcast'is, tema tahab hakata mängima seda. Ma tahaks Ivaniga naist nikkuda. Aga Ivan tuleb meie partisse. Ei, aga keegi peab grupist välja jääma. Kui sul on kaksikud ja Ivan. 6 inimest. No, ühesõnaga, küll me leiame. Indrek teeb businessid. Kõik inimesed ei saa kogu aeg sees olla. Ei, üks kaksikudest ainult tuleb, vaata, no, põhiliselt. Indrek teeb ainult businessid, ta ei mängi kogu aeg. Oliver tuleb. Oliver, sina, mina, Joutser ja Ivan. 5 või? Sobib. Kes tangib? Olemas. Ma võin. Tema tangib, vaadake teda. Nii. Aga ei, mu põhimõte on selles, mida ma tahtsin öelda, on see, et kui ma Bobi mängin, nagu muidu ma mängisin streamis PUBG-d, siis mul oli nagu keskmiselt 50 vaatajat. Nagu keskmiselt 50 vaatajat oli okei, 70, vahepeal isegi 100. Tegin Saab Sundayd, oli 140 vaatajat, ma mäletan, või 200 või midagi taolist. Kõik oli okei. Ja ma kogu aeg pushisin streami nagu selle jaoks, et teistel inimestel oleks hea. Jaa. Aga kui sul endal ei ole hea enam, siis mis point sellel on? Täpselt. Ja siis ma mingi hetk mõtlesin, et ma enam mind ei koti, mida teised inimesed tahavad. Ma teen enda jaoks seda asja. Ja nüüd ongi niimoodi, et ma mängin 2 mängu praegu. Overwatch ja World of Warcraft ja vahet ei ole kumba ma mängin 20 vaatajat, 30 vaatajat. Noh, viewer count kohe dropib. Inimesed, kes minu pärast on nüüd seal, enam vaatajate pärast ei ole. Muidugi mingil määral, ma võin kohe ausalt öelda, mul ei ole midagi selle vastu, aga mingil määral Signe võib olla affectib view count'i, sellepärast, et kui sa võtad 2 streamerit, kes on head, on ju, Signe on minu arust on hea streamer, mulle meeldib vaadata. Signe on hea streamer, mina olen hea streamer. Me oleme mõlemad head streamerid, me teeme enam-vähem samad contenti, on ju. Nii, aga kui sa ühe streameri vaatamise eest saad mingit auhinda, sul on võimalus saada hiir või klaviatuur või mingi asi ja teise streameri vaatamise eest sa ei saa mitte midagi, siis kumma sa valid? Obviously valid selle, kelle eest saada auhinna. Aga Signal on see, et vaatad ta streami, siis saad mingid punkte ja siis lõpuks saad võib-olla midagi tema nii-öelda turult osta. Mina olen see inimene, kes ei hakka kunagi oma view count'i või nagu vaadatud tunde monetaisima vaata. Ma olen terve oma elu siiamaani teinud niimoodi, et vahet ei ole, kes sa oled, mis sa oled.
sul ei ole mitte mingit privileege. Me oleme kõik võrdsed inimesed. kui sa annad meile raha. Ma olen vahepeal võib-olla teinud niimoodi, et kui ma midagi ära annan, siis subscriberitel on mingi 2-kordne lakk või 3-kordne lakk. Aga see on ka kõik. Näiteks nüüd Hypertown pakkus mulle, mul on 2 piletit ära anda, onju. Ja näiteks vaatasin, Signe tegi subscriber only giveaway, et subscriberite vahel läheb piletid loosi. Ma teen follower nagu, selles suhtes sa pead follower olema. Ma ei hakka prioritisima ühtegi inimest. Sa ei pea mulle kunagi subscribe olema, sa ei saa mingit privileege selle eest. Mul ei ole vaja seda, et sa subscribe'id. Nagu selles suhtes, ma ei tea, mulle nagu ei meeldi seda raha siia sisse segada sellest. Ma tahan, et inimesed on seal sellepärast, et neil meeldib seal olla. Just enne, selles cool, kui Vexark võidaks vaata selle. Sa said aru? Jaa, see on väga hästi, see on aru. Ma saan täiesti aru. See on üks põhjus, miks mul ei meeldi striimida siis, kui mul ei ole raha. Või kui mul on nagu struggling, vaata. Sellepärast, et iga kord, kui ma hakkan siis striimima, kui ma struggling, siis inimesed mõtlevad, et ma striimin jälle sellepärast, et ma struggling, vaata, ma tahan raha saada. Et ma täiesti saan aru. Aga sa oled, nagu sul on see asi, et sa nagu, olgem ausad, sa oled nagu sell-out. Ma olen olnud sell-out sellepärast, et ma struggling kogu aeg, kui ma striimin. Aga ma ei taha seda enam, ma ei ole ammu seda tahtnud. Ma ei tee seda podcasti sellepärast, et ma tahan raha teha. Ma teen seda podcasti sellepärast, et samal ajal, kui ma praegu üritan kirjutada filmi ja kui ma tegelen oma näitlemiskarjääriga, siis mul jääb hästi palju tühimikku vahele. Mul on selline aju, ma pean tegutsema kogu aeg, ma pean midagi tegema, mul peab mingi asi olema, mis kogu aeg nagu täidaks, vaata. Ja siis ma mõtlesin välja selle podcasti formaadi, et tegelikult Eestis pole tehtud sellist asja, et võiks ju teha. Ja siis ma saan nagu täita kõiki neid tühimikke, vaata, kus ma ei tee midagi. Ja siis äkki see lõpuks hakkab raha ka sisse tooma, aga see ei ole mitte kunagi, see ei ole olnud niimoodi, ma teen podcasti, ma hakkan raha tegema, vaata. Eestis see millega raha teha. Plus see on äge võimalus vanade sõpradega connectida. Täpselt. Ja ka uute inimeste connectida ja teha vaata uusi sõpru nagu. Eestis on üleüldse. Aga millal see Scary Movie välja tuleb? See on praegu mingitele horrorfilmi festivalidel, Little Horror Movie. Ma ei ütle, et see on mingi hullult hea film. Ma nägin treilerit, ma ka ei ütle. Sa nägid mingit treilerit? Ma nägin treilerit, ma ka ei ütle, et kuidas seda nägid? Ma nägin, mis mõttes? Kuidas seda nägid? Sa ei share'inud või? Ma ei share'inud seda. Ma nägin kuskil seda. Okay. Sa ei ole näinud treilerit? Ma olen näinud, aga ma ei share'inud seda. Ma olen näinud treilerit. Ma võib-olla ise otsisin. Ma olen alati, ma olen pikalt oodanud seda filmi. Väga huvitav. Et ma tahaks näha seda. Selles suhtes, Ameerika suvi, okei. Ma lihtsalt näitlesin nendes projektides. Ma ei ütlegi midagi halvasti. Ma lihtsalt ütlen, et Ameerika suvi, ütleme niimoodi, et kui mul oleks ausalt, käsi südamel, need näitlejad, kes seal olid, sa olid kõige normaalsem mend sealt üldse. Isegi kui sa ei oleks mu sõber, ma ütleks seda. Nagu selles suhtes, kõige koputus või? Ei. Tule, mul on parakad. Sina olid nagu kõige parem sealt. Ma ei proovi su mingi enese hinnangut tõsta või mis iganes. Ma ei aja sul bullshit. Päriselt, ütleme niimoodi, et movie oli suhteliselt bullshit, aga su acting oli päris hea. Mingi paar momenti oli võib-olla siis, kui sa hästi pisarates olid, siis mul oli nagu niimoodi, türa, kes see niimoodi nutnud on kunagi. Aga that's it about. Mul ei olnud võimalus seal õigesti. Ja see moment, kus see naine oli paljaste tissidega, ma ei tea, kuidas miks sul munn kõva ei olnud? Hossi, seepärast, et ma olen professionaal. Ja see koht, kus ma nutma pidin, mul ei olnud aega, 10 sekundit oli aega, vaata. Mul on vaja ettevalmistada natukene, mul on vaja aega natukene. Mis mõttes 10 sekundit niimoodi, et... Läks, meil on aega, vaata, igastas. Käib, cut! Naine tõmbab tissib paljaks ja sa oled nagu... See, kus ma nutma pidin, vaata, kus ma tulin seda ukse juurest ära ja siis ma mingi... Ta võib-olla... Ma ei ole su filmi näinud, ausalt. Ei vähele. Kevin, anna mikrofon Kevinile. Su nimi oli Kevin, ju?
ütle, räägi oma mingist kõige hullemast, kõige põnevast kogemusest oma töös kui päästeüksus. Ei, nimesid ega midagi ma ei nimeta, jah. Oota. Sa oled tuletõrjujate autojuht. Põhitöökoht on ikkagi kiirabi parameedik. Kiirabi parameedik oled. See tähendab seda, et sa tead ju meditsiinist ka, sa oled nagu põhimõtteliselt arst. Ei, no ikka päris nii kõrgel ei ole. Aga mitte arst, aga sa oled põhimõtteliselt nagu õde. Noh, jah. Okei, räägi. Miks see nii halvasti mitte kõlab? Põhimõtteliselt õde, vaid literally ta on õde. Sa oled literally õde. Kelle õde? Ma ei taha teada. See tiitel kõlab imelikult, aga sa oled põhimõtteliselt meditsiinilist tead rohkem kui iga keskmine inimene. Räägi mingisugusest hästi huvitavast kogemusest, siuke kogemus, mis on sul alati meelde jäänud, mida sa oled tegelikult tahtnud jagada. See oli äkki sel suvel Koplis. Saime kutse, Delta kutse, eks kõige kiirem kutse. Kutsed on prioriteeti järgi. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Okay. Delta on nii-öelda kõige äkilisem kutse, kus lähed vilkurite ja sireenid ja kõige asjadega. Saime Delta kutse, teadushäire, et mees mingi 60 ei reageeri. Läksime kohale, see oli üks Kopli ühikas. Läksime kohale, tegime ukse lahti, kõigepealt jooksis kass välja. Seejärel siis läksime sisse, lagi oli paksult putukaid täis, mingid siuksed lendavad elukad, lagi oli must, valge lagi oli must. Köögis põles gaasipliit, mis suvel oli 30 kraadi sooja, siis korteris oli 45 võibolla. Motherfucking, ma olen seda õudukat näinud. ja siis läksime sinna tuppa, seal olid 2 siukest vanahärrat, kogemustega joodikud, juba eluaegsed. Jõid viina, telekas mängis, mingi vene kanal. Ütlesid, näed, sõber on seal pikali. Läksime selle sõbra juurde. Sõbral oli pikali, pudel oli käes ja ta oli surnud. Seal enam midagi teha ei olnud, sest ta oli juba kange. Üle joonud ennast või? No ilmselt küll, jah. No siis ei ole midagi, meie tulime alla, kutsusime politsei kohale. No see kohe tuleb. Kutsusime politsei kohale, tulid politsei eksperdid, kõik seal läksid üles, panid kõik valged ülikonnad selga, nagu ikka filmides on, vaata, läksid üles ja siis tulid alla, ütlesid, et ei, see vend on juba 3 päeva surnud. 3 päeva? Aga lihtsalt need 2 joodikut, kes olid seal Odekolonni uimas, nad ei saanud aru, et ta 3 päeva tagasi juba kukkus, nad arvasid, praegu kukkus. Holy shit. See oli siuke huvitav. Wow. Kui tihti sul sellised olukordasid? Mitte väga. Ei, no stories ikka tuleb, aga kõiki vaata ei saa avalikult rääkida. Üks huvitav story, millest ta rääkis, oli see, et mingi vend lõi oma kanna lihtsalt ära. Nii. Ja peaaegu jooksis verest tühjaks, sellepärast tal oli mingi lainenud veresoon kannas. Ja vend oli nagu, et it's okay, vaata. Terve põrand oli verd täis. Terve põrand oli lihtsalt siuke korralik murder scene. Rõhk oli 70, normaalne inimese rõhk on 120-30 ja ta oli täiesti valge, kuiv ja põhimõtteliselt juba peaaegu hakkas teadvust kaotama, sest ta lõi oma kanna ära ja hakkas verest tühjaks jooksma. Ühesõnaga igav sul töö juures ei hakka? Jah, põnev. Mul ka igav ei hakka töö juures. Et siis su igapäevane töö ongi siis ehitusprojektid? Põhimõtteliselt mu igapäevane töö on selle pederasti peksmine. Nice. Tooliga. Mis iganes asjadega, mis kätte jääb? Mis su tunnipalk on? On mulle see ka. Mul või? Jah. Sa ei teada? No, palun räägi oma tunnipalkast. Ei. Mul on tunnipalk vaja teistmoodi. Ma ütlen ausalt välja kohe ühe asja. Mu kõige parem tunnipalk on siis, kui ma olen Blacksepp. Palju see on? See on sitaks. Oleneb. Vahest ma teen tavainimese kuupalga 1 päevaga ära. Blackseppana. Ehk siis 8 sotti taskusse 1 päevaga. Nice. Päris, oleneb päevast. See ei ole päris iga päev. Et päris ema diivanil ei crashi nagu mina, ütleme nii. No ütleme niimoodi, ma crashin ema majas. Ei, sul on oma hütt ju. No mul on mu ema isa elavad Võsul, aga see on ikkagi mu ema maja nagu selles. No kirjutatud tema, nagu see on tema, ametlikult tema oma, aga sina elad seal. Mu ema nimel on see. Ma ei teadnudki. Mu isa ehitas üles ja kirjutas ema nimele, ma ei tea miks, ärge naiste nimel, no offense moms. Nagu selles suhtes, kui ma teeks endale mingi maja valmis, ma enda naise nimele küll seda ei paneks, seepärast mu naine pängis mingit võõrast venda, on ja? I've lived that. Mis siis saab?
Mis mõttes? õige, aus. Viimased sõnad. Lõpetame selle podcasti ära täna. Siit läks lahe podcast oli. Juba on lõppe. Meil on 2 tundi on täis. Ma pole mitte midagi saanud rääkidagi. Sa ainult räägid. Räägi sellest, räägi Saaremast. Ei. Tead, miks me selle podcasti lõpetame või? Seepärast mul on räme kuse häda. Mine kõik kusel, räägime edasi. Okei, mida sa rääkida tahad? Mis iganes? Ma ainult käin sel tingimusel, me teeme sel tingimusel edasi podcasti ja ma käin kusel ära, kui te räägite non-stop midagi edasi. Miks sa ütled, et ainult sellel tingimusel? See on nagu, et kas sa tahad, et me ära kui ma lähen kusele, vaata, ja keegi ei räägi midagi, siis ma pean lõikama seda. Sa lõikad niikuinii seda. On teil mingid teemad, millest rääkida? Jaa, on. Muidugi on täis. Ma tahan couchiga möliseda täiega. Teema läheb käima nüüd, ma lähen käin kusele ära. Nii, saa minna kusele. Ja millest me räägime... Tule, pane mulle viinakoksi värdis. On see, et... Kuuled või? Oota, ma panen tupsu omale alle. Kus sa saad neid kogu aeg? See läks nii mööda, aga... Oota. Huvitav, kas... kuula. Noh, ma kuulen. Huvitav, kas Einar kuulab läbi kõik see 2 tundi podcastis. Kas me saame nagu mingi ma ei ole lame sõbrakesed öelda ja siis ta ei tea, et me ütlesime seda? Nagu ma aru sain. Einaril on väike peenis. Ma ei ole lame. Einar on still virgin. Voltsik praegu võtab ühe juustuburgeri lahti. Võtab obadi, see glistening. Ära fucking... Aga, anyway. Pane mulle viinakoksi, anna mulle viina või? Oota, sa vittu ole vait. Ma annan sulle reaalselt molli kohe. Miks? Sest ma tahan. See oli kõva mees või? See oli Einar jutu juba, aitäh vaatamast. Räägi, mis su point oli? Näeme varsti jälle see Richard Miks ära lõpetad, oota? Nuga ja Kevin, suurepärane podcast, aitäh, et tulite. Mida vittu kakt? Suurepärased külalised. Ei, ma siin praegu olen, et mul on täna Indrek. Nahkame sulle viinakoksi. Minu lastesõbrad, kellest me ennem rääkisime, Indrek ja Oliver, neil on 30. juubel täna. Ma pidin kell 9:30 helistama, kell on 10 juba. Te hakkate juba kaklema siin, te tahate üksteisel kallale minna. See on tavaline. Ilmselged inimesed on joonud. See on meie elu. Kas sa oled Tapal käinud? Aitäh selle piigi eest. Tere tulemast Einar jututuppa. Jällegi tulge tagasi ja nautige. Mingid viimased sõnad. Tšau, tsär. Mul on räigelt suur peenis. Kui suur? Räigelt. Kõige suurem. Mul on 16 senti. Ma pole mitte kunagi nii suurt peenist näinud ja Voltsik ütleb nüüd. Mu killscore on 7-1. Piksu peenis on 16 senti, mul on 16 senti. Piksu on. Mul on 16 senti. Puustigi mind hoovis. Sama pikk. Ja, nice. Lõdvas olekus. See tähendab, et see suuri. Lõdvas olekus 16 senti. Palju sul on kõvana? Kõvana on 16 senti. Pikk sul kõvana. Ma ei ole mõõdnud, see on liiga pikk, mul ei ole sellist joonlauda. Türa.